Tere, mina olen Elmar. Selles videos annan ma sulle ülevaate e-agronoomi põllumajandusettevõtte haldamise tarkvara kasutamise osas. Ehk siis, kui sa oled e-agronoomiga liitunud ja soovid näiteks põlluraamatut täita või muid aruandeid saada täidetud, siis just see video aitab sul vaadata üle kõik tööriistad, mida e-agronoom täna sulle pakub. Seega, vaata videot julgelt, vaata mitu korda ning kasuta seda ka miks mitte enda töö kõrval. Kõik erinevad teemad on jagatud alapunktideks, seega saad välja valida ka täpselt selle konkreetse teema, millega sa vajad abi või mida tahad värskenduseks uuesti vaadata. Edukat õppimist! Nüüd vaatame üle, kuidas me haldame e-agronoomis põlde, ehk siis põllupindasid ja kõike seda, mis on nendega otseselt seotud. See konkreetne vaade siin hetkel on e-agronoomi kaardivaade. Kaardivaatel on näha, kui siia lehele tulla, siis siit vasakust me just põllud ja põlluraamat. Laeme selle, just see leht on sinust olemas, siis me näeme ära need põllud, mis on täna süsteemi kantud. Ja ta näitab kaardi peal siis sellises sisse suurendatud vaates, et kõik põllud mahuksid siia vaatesse ära. Me saame hiirega vaadata põlde kaugemalt, veel kaugemalt ja lähemalt täpselt samamoodi, ehk siis näha täpsemalt, millega on tegu. Lisaks sellele, et on põllud kaardi peal olemas, on nad toodud ka kaardi kõrval, kus on siis lahterdatud põllud just nende kultuuride kaupa. Kultuurid on määratud siis selle järgi, mis hooajas me oleme, ehk siis jällegi hooaeg on väga oluline, et me jälgime, mis hooajas me praegu asetseme. Seda saab siit ka muuta, kui on vajadust. Hetkel jätan käimasoleva hooaja käiku. Mida meil on veel võimalus teha? Me näeme, et on olemas igal kultuuril oma värv, ehk siis mul on hetkel siin talinisu sinine ja nii edasi. Kui võtta alt lahti kultuuride värvid, siis me saame määrata igale kultuurile ka oma uue või parema värvi. Isiklik soovitus mul on see, et valida võimalikult erinevad värvid kultuuridele, et hakkaksid kultuurid ilusti kaardi pealt lihtsasti silma. Kui see on tehtud, siis saame loomulikult vaadata neid põldega lähemalt selles võtmes, et mitte lihtsalt minna kaardi mõttes lähemale, vaid vajutada näiteks põllu peale ja näha rohkemat infot selle kohta. Meil on olemas põllu nimi, põllu number, tema hektarid ja siit edasi siis järgnev info, mida kõik on näha. Mida tähele panna, pliiatsimärgi nupp annab märku, et seda konkreetset ala saab muuta, ehk siis me saame muuta siin juba nime, me saame muuta tegelikult ka kultuuri selle lehe pealt, kuigi ma soovitan kultuuri muutmist teha eraldi kultuuri tööriistast, mis asub siin ja seda näed juba siis õiges segmendis selles videos. Mis siit veel välja tuua? Kui põllusildid on midagi sellist, mille peale võib-olla ei ole sa kunagi tulnud või näinud, siis see annab võimaluse sul lisada sellele põllule mingisugune konkreetne silt. Ehk siis ma võin siia näiteks kirjutada, et tegemist on rendipõlluga. Vajutan nupule lisa rendipõld ja nüüd on mul siia tekitatud silt. Neid silte võib olla ühel põllul mitmeid, siia võin ka näiteks panna, et väga hea ja lisan ka sellise sildi. Mis iganes see valik on, mida soovid teha, seda saad siia kirja panna. Valin ajaperioodi, kuna see rakendub. Hetkel ma võtan viimase variandi, mis on minevik, käesolev hooaeg ja ka tulevik, siis kogu aeg ja vajutan salvesta. Ja edaspidi ma saan selle kaupa otsida üles põlde, millel on siis need vastavad sildid pandud. Näitan ka kohe, kuidas see välja näeb. Siia on tekkinud vali põllu sildid ja siin on nüüd siis kõik sildid, mida ma olen süsteemi sisestanud. Võtan rendipõld, siis ta näitabki ette, missugused põllud selle konkreetse sildiga olid. Nüüd, jättes sildid kõrvale, võttes uuesti lahti see põld, siis me näeme siin veel ära ka siis, mida siit võib-olla eraldi välja tuua, on süsinikuprogramm, ehk siis kui sa oled süsinikuprogrammiga seotud, siis see konkreetne lahter hakkab mängima rolli. Kui aga mitte, siis vaata sellest julgelt mööda. Poolita ja liida on nupud, mis lubavad täpselt seda teha, mida nimi ütleb, ja peamine nupp on, millel vajutada näita detaile. Ehk siis vaatame selle lehe pealt üle, milline on siis see täpsem info selle põllu kohta. Selline ülesehitus on olemas kõikidel põldudel ja ainuke asi, mis siin erineb, on siis põldude konkreetne info. Mida me siin näeme? Kõigepealt hallilt on välja toodud erinevad hooajavaated. Oluline on tähendada, et siit vajutades näiteks 2020-2021 ei muuda me hooaega, vaid vaatame seda põldu antud hooajas. Ehk siis hooaega me muudame alati sellest ühest konkreetsest kohast. Võtan tagasi selle hooaja, kus me hetkel ka oleme, et vaade oleks täpsem ning mis me veel näeme, arhiveeri nupp. Kui sa tunned, et sul on vaja põllust lahti saada, kas sa ei oma enam seda põldu, seda ei ole vaja sul siin süsteemis hoida, siis on sul võimalus põldu arhiveerida. Selleks tuleb vajutada nupule arhiveeri, valida missuguses ajaperioodis see põllu arhiivi kannad ning siin on välja toodud ka 5 punkti, mis ütlevad, mis see täpsemalt tähendab.
lühidalt kokkuvõttes, põld kaob ära kõikidest vaadetest ja jääb süsteemi kõhu sisse alles selleks, et sa saaksid seda vajadusel ka tagasi tuua. Nendes hooaegades, kus põld ei ole arhiivi kantud, on endiselt kõik andmed, mida sa oled sinna sisestanud, olemas. XLS-nupp annab võimaluse sul alla laadida selle konkreetse põlluraamatu faili. Ehk siis, kui sul ei ole vaja esitada või ise vaadata põlluraamatut ettevõtte üleselt, on sul võimalus validagi kaardi vaatest põld, minna põldude detailide alla ja siit selle konkreetse põllu XLS-nupuga laadida selle põlluraamatu fail alla. Kaardi kõrval näeme me jällegi samat infot, mida me juba varasemalt nägime ja punktiirjoon, mille peal ma hõljudes muudan selle roheliseks, annab märku, et ma saan seda infot muuta. Saan muuta nimenumbrit ja nii edasi. Märkmed on täpselt see, mida nimi ütleb, ehk siis kui ma soovin siia mingisugust märget lisada selle põllu kohta, saan selle siia kirja panna. Neid märkmeid on näha ainult siin põlludetailide lehe peal. Kaart ise. Mitte lihtsalt ei näita sulle seda põldu, vaid on ka interaktiivne, see tähendab, et sa saad põllukaardi peal muuta põllukuju, kui selleks vajadust on. Selleks, et põllukuju muuta, on vaja vajutada konkreetse siis põllu nupu peale või sellise nurga peale ja olles muutnud selle roheliseks, saan ma seda punkti liigutada juba konkreetse kohta, kus ta peaks olema. Pane kindlasti tähele, et selle konkreetse muudatuse käigus muutuvad ka põlluhektarid, mida süsteem ise arvutab. Seega, kui sa oled kuju pannud endale sobivasse asendisse, siis kindlasti muuda siin kõrval oleva pindala number selliseks, kuidas see põld päriselt peaks olema. Ehk siis ei pruugi alati saada usaldada seda numbrit, mida süsteem siia kuvab, kuna ta siiski mõõdab digitaalselt seda joont reaalselt. Seega, kui sul on põllu pindala teada, siis pane kindlasti siia käsitsi see õige pindala number. Mina liigutan aga selle punkti siia tagasi ja kui ma nüüd soovin seda muudatust läbi viia, mis ma tegin, siis ma pean valima, mis ajavõtmes jällegi see muudatus rakendub ning vajutada salvesta. Kui ma kogemata midagi siin liigutasin, siis mõistlik on vajutada loobu, leht laeb ennast uuesti ning ma olen tühistanud kõik selle, mis ma siin hetkel kaardi peal hakkasin tegema. Samuti, kui nüüd läheb tõesti kuju muutmiseks, siis ma soovitan vajutada sellele nupule siin, mis teeb kaardi vaate täis ekraani suuruseks ja sedasi on sul palju lihtsam kasutada siis põllukaardi kuju muutmist. Siin on ka väike nupuke, mis aitab sul näha natukene paremini, millega on tegu, ehk siis toob katastrikaardi siia nähtavale. Liigume aga selle põllukuju muutmisest edasi ja vaatame, missugust infot me veel näeme põllu kohta. Meil on olemas kultuuriinfo, ehk siis missugune on antud hooaja kultuur, sulgudes on kirjutatud sort, planeeritud saak ja päris saak. Neid mõlemaid saab siin muuta, kuigi soovitan planeeritud saagi muutmiseks kasutada eraldi tööriista, mis on planeeritud saagikus, kus me saame panna nii põllu kui ka kultuuri üleselt kirja saaki. Seda jällegi mõnes järgnevas segmendis sellest videost. Saagikus ise samamoodi saad määrata siin konkreetselt põllusaagi või kasutada selleks koristamise tööriista. Põhk ja biomass, ehk siis mis juhtub põhuga. Seda saad muuta taaskord siit selle lehe pealt või teha seda muudatust kultuuride lehe peal. Järgnevalt näeme hooajatöid, ehk siis kõik tööd, mis on selle konkreetse põllu peal märgitud. Nagu siin on näha, siis ilusti üksteise otsa nad jooksevad, mida varasem töö seda eespool ja mida hilisem töö seda allpool. Meil on siin võimalus vaadata ka täpsemalt siis materjalidega tööde puhul, missuguseid materjale ja mis norme on kasutatud. Ja pliiatsi märk annab võimaluse neid töid muuta. Seirearuanded. Nagu näha, siis minul on hetkel tabaluks siin ees ja sellist märki võib näha tihtipeale süsteemi kasutades. See tähendab, et minu plaani hetkel ei kuulu antud tööriist. Selleks, et kiirelt mainida, mis see on, tegemist on tööriistaga, mis aitab sul põlluseiret teha, ehk siis mobiilirakenduses määrata ära oma geopositsioon, lisada sinna juurde märkmed ja ka pildid niimoodi, et kõik need märkmed, mida sa teed põllu pealt, jõuavad ka siia arvutivaatesse. Hooaja väetamine. See on nüüd ülevaade sellest, kuidas on meil hetkel väetamise plaan edenenud. Ja siin on siis näha meil erinevad toitelementide tarbed, väetusvajadus kuni bilansini välja. Kust see info tuleb? Sisend sellest, kui palju me oleme väetisi andnud, tuleb töödest. See, kui palju meil on väetusvajadus, tuleb planeeritud saagikusest, ehk siis kui me ütleme süsteemile, kui palju saaki me ootame, teab süsteem meile ka soovitada, kui palju on väetist vaja. Kus ta seda teab? Selle jaoks on siia süsteemi sisse söödetud teadmisi ja tarkusi väetamise ABC-st. Lisaks võtab ta arvesse ka mullaproove ning selle abil teeb kalkulatsioone. Seega on see sinu jaoks abimees, et planeerida oma väetamise töid. Kui mingisugune materjali või mingisuguse elemendi tarve
täpsemalt sisend liigub üle vajaduse, siis just see bilansi rea pealt me näeme ka kollaselt välja toodud plussnumbriga sellist hoiatust. See loomulikult on ainult sulle endale, see kuhugi süsteemist edasi kaugemale ei liigu, ehk siis see on sulle abimeheks, kui sa teostad väetamise tööde, näiteks planeerimist. Sõnniku kasutus, kui on sõnniku kasutusel, siis saab näha siin 2 erineva aasta siis mõjusid ning viimane mullaproovid. See vaade siin, mida on näha, indikeerib sellist olukorda, kus mullaproovid ei ole veel süsteemi kantud. Mullaproovide sissekandmine käib läbi import-export tööriista, nii et otsi kindlasti videost üles see koht, kus räägime lähemalt impordist ja ekspordist. Küll aga mainin ära, kuidas tunda ära sellest, et on süsteemi enda poolt antud orgaanilise süsiniku ja muude ainete näitajad, on pH number, ehk siis kui see on nullina, siis see on märk sellest, et ei ole toimunud veel importi. Kui aga soovid käsitsi muuta mullaproove või on sul selleks ka põhjust, et sa pead seda tegema, siis on võimalus lihtsalt ükshaaval siia sisestada õiges hooajas õiged mullaproovi näitajad. Selline näebki välja üks põlludetaili leht. Nagu mainitud, on igal põllul täpselt samasugune vaade olemas. Kui sul on vaja leida ühesõnaga põllu kohta mingisugust täpsemat infot, siis on täpselt see õige koht, kus kohas seda teha. Lisaks kaardivaatele on olemas e-agronoomi põldude lehe peal ka nimekirja vaade. Selleks tuleb vajutada kaardi kohal nimekirja nupule ning avaneb meil täpselt sama vaade põldudest, mis oli ka kaardi peal, lihtsalt meil ei ole pilte juures. Täpsustan üle. Siin on meil ülevalt alla minu kõik põllud, neid on kokku 3 ja me näeme ära põldude nimed, siit jooksvad põllu number, pindala ja siin ka kultuuriinfo. Priiale tulp on nüüd asi, mida näeb ainult nimekirja vaatest. See tähendab, et kaardi vaates sellist varianti ei ole. Kui me näeme, et on roheline lüliti, siis see annab märku, et antud põllu info liigub põlluraamatusse. Kui aga on valge, siis selle konkreetse põllu oma info ei liigu. Nüüd, mina näiteks tahaksin, et pilpa põllu info samamoodi liiguks ilusti põlluraamatusse. Selleks tuleb vajutada lüliti peale ja vastata küsimusele, näita põllu infot Priia põlluraamatu ekspordis. Jah, ma soovin seda näidata. Nüüd ma valin taaskord, mis aja võtmes ma selle valiku teen. Näiteks ma soovin ainult selles konkreetses hooajas seda teha. Vajutan nupule salvesta. Ning nagu näha, lüliti ilusti lülitas ennast roheliseks. Lisaks, kui sa oled põllud kandnud arhiivi, siis tekib siia selline nupuke või linnukese kast, kus sa saad vajutada näita arhiveeritud põlde ning sel juhul tekivad arhiveeritud põllud nimekirja alumisse otsa. Ja kui soovid näiteks arhiivist põldu välja kanda, siis ongi siin ilusti kirjutatud põllu nimi, arhiveeritud ja vajutad näita detaile ning siis on sul võimalus juba sealt lehe pealt dearhiveerida põld. Nüüd vaatame sellist tööriista nagu põllupindalad. Tööriist asub suure pealkirja põllud all ning on toodud välja nimega põllupindalad. Siin on siis olemas meil nimekiri kõikidest põldudest, põllunumbritest ja põllupindalast. Milleks me seda tööriista kasutame? Kui sul on selline olukord, et mõnel põllul on mingisugune konkreetne piirang, näiteks ütleme, et põld asub veekogu ääres ja sa ei saa teha kõiki töid sellistel pindaladel, mis on siis selle põllu täispindala, vaid peab kasutama väiksemat pindala. Selle jaoks saad sa luua uue pindala tüübi. Kuidas see käib? Vajutan üleval paremas nurgas lisa uus pindala tüüp nupule. Siis avaneb hüpikaken ja siin ma annan pindala tüübile nimetuse. See nimetus on mulle endale, et ma tean, millega täpsemalt tegemist on. Meie oleme ise toonud siia näitena taimekaitse 5 meetrit või taimekaitse 15 meetrit, aga loomulikult võid lähtuda sellest, kuidas sa seda ise soovid nimetada. Mina kirjutan siia näiteks veekogu ääres. Ja tean, et see konkreetne tähendab siis sellist pindala tüüpi, et ma pean arvestama seda, et põld on veekogu ääres. Nüüd halupõld on minu hinnangul see, kus ma pean panema kirja, et kui ma nüüd teen näiteks taimekaitsetöid, siis ma ei saa teha seda tööd 16,36 peal, mida ta siin hetkel pakub, vaid saan teha 14,52 hektari suurusel pinnal. Ehk siis oluline on siia kirja panna mitte see ala, mida me ei saa kasutada, vaid see ala, mis jääb tulemusena kasutusele. Ehk siis kui ma arvutan piiratud ala maha, missugusel pinnal ma saan tööd teha. Kui ma teistele põldudele ei muuda seda numbrit ära, siis need jäävad täpselt sama väärtusega, mis oli ka täispindala. Mis tähendab, et valides hiljem tööde lisamises pindala tüübi nimega veekogu ääres põllule palgi või põllule pilpa, rakendub endiselt täishektarid, ehk siis ei teki segadust. Küll aga kui ma olen lisamas põllule halu tööd ning valin pindala tüübi
nimega veekogu ääres, siis rakendub 16,36 asemel 14,52 hektarit. Ehk siis ma saan luua uue kasutatava hektari suuruse. Neid pindalatüüpe võib siin olla loomulikult mitu tükki, sa saad pindalatüübi nime muuta ning ka arhiveerida seda, kui seda enam vaja ei lähe. Kui on see tüüp arhiivi kantud, siis me näeme, et ta kaob siit ilust ära ning meil tekib siia linnukesega kast, et näita arhiveeritud pindalatüüpe. Siin ta uuesti tuleb nähtavale ja saan teda dearhiveerida. Selline ongi pindalatüübi kasutus ja hiljem, kui sa hakkad töid lisama, siis näed seda varianti juba ka enda valikus, kui sa oled selle kasutusele võtnud. Import-export leht on hästi oluline leht selle jaoks, et me saaksime tuua suures koguses infot süsteemi sisse ning võtta siit erinevaid olulisi aruandeid süsteemist välja. Import-export asub vasakust menüüst, pealkirja põllud, all alapealkirjaga import ja eksport. Näeb see leht välja selline, kus vasakul pool on meil andmete importimine ning paremal andmete allalaadimine ehk eksportimine. Alustame importimisest. Esimene kõige olulisem impordi valik on impordi oma põllud e-PRIA-st. See on tegevus, mida me soovitame teha korra aastas, kui PRIA-s on põllud üle vaadatud ja kinnitatud. See tähendab, et võib-olla on sul mõne põllu kuju veidike muutunud, võib-olla mõni põld liitus mõne teise põlluga või lõikasid põllu mitmeks tükiks. Kõik need tegevused saad sa tuua süsteemi sisse ühe lihtsa impordiga. Kuidas see välja näeb? Vajutame nupule alusta ning meil avaneb siia ette ilusti üks vaade, kus me saame kõigepealt näha hooaja valikut, siis on ettevõtte valik, ehk siis kui sul on ka mitut ettevõtet, ehk siis näiteks ühiselt hallatud ettevõte, saad sa valida, missuguse konkreetse ettevõtte alla sa need põllud kannad. Ja siit järgnevalt punkt 3 näitab ära siis piltide kaupa, mida sa pead tegema e-PRIA-s, et saada kätte oma põldude fail. Ehk siis kui sa ei ole veel päris tuttav sellega või satud natuke segadusse, siis kindlasti jälgi siit, kuidas see välja näeb. Oleme siia kenasti ka teinud e-PRIA lingi, ehk siis kui siia peale vajutada, siis ta avab ennast siin kõrval vahelehel ja saad käia täita või täpsemalt mitte täita, vaid alla laadida endale PRIA-st siis see õige fail. Kui see on sul arvutis alla laetud, siis vajuta nupule vali alla laetud zip-fail ning laed see siia süsteemi sisse ja vajuta nupule jätka. Sealt edasi süsteem juba sind juhendab ning kui sa jääd sealt maalt edasi hätta, siis võta kindlasti ühendust Eliisega kas telefoni või jutumulli kaudu. Järgmine asi, mida me saame importida süsteemi, on külvikorra ajaloo import. Ehk siis me saame e-PRIA-st tuua süsteemi sisse ka kõikide varasemate aastate põldude kultuuriinfo. See on õnneks asi, mida peab vaid korra tegema ja loodetavasti on sul see info e-PRIA-s olemas. See kindlasti sõltub paljuski sellest, kui kaua on põld sinu kasutuses olnud. Selleks vajutame alusta nupule, et seda protsessi läbi teha. Oleme siia kenasti 8 punkti kaupa pannud kirja, mida e-PRIA-s teha. Jällegi e-PRIA link on ilusti siin olemas ning põhimõtteliselt pead lihtsalt jälgima kõiki neid samme. Kui sa oled õige faili kätte saanud, siis täpselt nagu eelneval lehel, vaid siit selle nupu pealt enda arvutist faili ja laed selle süsteemi ülesse. Ning süsteem jagab kõik kultuurid õigetele põldudele laiali. Mainin siin koha peal ära ka ühe huvitava fakti. Kui sul on mõni põld minevikus arhiivis, siis sinna arhiivis olevasse aastasse kultuur ei rakendu. Selleks tasub kõigepealt vaadata üle, kas sul on kõik põllud õigesti arhiveeritud ja õigetel aegadel olemas. Kui aga avastad seda alles pärast importi, siis pole lugu. Sa saad alati importi uuesti teha, ehk siis vahepeal dearhiveerida oma põllud nendes hooaegades, kus nad peaksid olema arhiivist väljas. Kolmas tööriist, mida me saame kasutada, on mullaproovide import. Mullaproovide import töötab peaasjalikult just nendele mullaproovidele, mis on PMK kaudu tehtud. Ehk siis, kui sinu mullaproovid on PMK poolt siis läbi proovitud, võta julgelt ühendust PMK endaga ning anna neile teada, et sa soovid oma mullaproove saada e-agronoomile sobivas formaadis. Nad kindlasti teavad, millega on tegu, kuna seda tehakse väga-väga tihti siin süsteemis. Sulle saadetakse õige fail ning selle sama faili, mis sulle on saadetud, laed endale arvutisse ja siit valid selle, et e-agronoomi süsteemi üles laadida. Olles faili valinud, muutub nupp lae üles ja impordi roheliseks ning saadki selle süsteemi sisse kanda. Süsteem ise jagab kõik mullaproovid kenasti õigete põldudele ära. Nüüd vaatame, mida aga kujutavad endast ette siis andmete allalaadimised ehk siis eksport. Esimene neist loomulikult on PRIA põlluraamat. PRIA põlluraamatu saad siit alla laadida
nii mitu korda, kui soovid, ehk siis siin ei ole mingisugust piirangut selle jaoks ja kõige olulisem on valida, mis hooaja põlluraamatut sa soovid. Hooaja arvestuses me kasutame sellist numbrisüsteemi, kus meil on välja toodud siis mõlemad kalendriaastad, kuna hooaeg kestab. Ehk siis hooaeg 2021-2022 on tegemist hooajaga, kus 21 sügisel olen alustanud töid, et 22 koristust teostada. Selline on see tänane loogika siin. Kui ma olen hooaja valinud, siis saan vajutada nupule koosta aruanne, süsteem veidikene mõtleb selle peale ning kui nupp muutub roheliseks, saangi endale alla laadida põlluraamatu faili. Ja olles selle endale ilusti süsteemi alla laadinud, siis nagu siin näha, minul tuli ilusti teavitus sellest ka, saangi endal selle avada süsteemis ja näha, mida see täpsemalt endast kujutab. Seega, proovi kindlasti ka sina järgi, et näha, milline on sinu põlluraamat. Järgmine asi, mida me näeme, siin on väetusplaan. Asi on täpselt nii, nagu nimi ütleb. Ehk siis me näeme kõikide väetamistööde info siin selles konkreetses aruandes ära. Selleks taaskord on vaja vajutada nupule koosta aruanne, valida hooaeg, vajutada nupule koosta aruanne ning tekib meile siia ka roheline laadi alla nupp. Ning kalendriaasta taimekaitse aruanne töötab täpselt samamoodi, koosta aruanne, valin hooaja, vajutan veel kord nupule koosta aruanne ning lasen süsteemil selle valmis genereerida. Põldude SAP fail on nupp, mis hetkel ei tee midagi, sellest võid julgelt mööda vaadata ning põldude kaart annab sulle võimaluse alla laadida enda põldudest A1 formaadis põldude kaardi faili, mida saad näiteks välja printida, et seda seina peale panna. Kindlasti tasub meeles pidada, kui su põllud on väga eraldi ja suures vaates hästi pisikesed, siis nad tõenäoliselt jäävad ka välja printis hästi pisikesed. Selline näeb välja import ja eksport e-agronomi süsteemis. Väetamise ülevaade on tööriist, mis vastab täpselt oma nimele. Siin me saame näha kõiksugust väetamise infot, mis me oleme antud hooajas enda põldudel rakendanud. Kindlasti tasub taaskord pöörata tähelepanu, et meil oleks hooaeg õigesti valitud ning juba näeme, et põllud on üksteise alla ilusti rivistatud. Meil on näha põldude kaupa eelneva hooaja kultuur ning käesoleva hooaja kultuur. See on see, mille järgi moodustuvad siia nüüd ka peamised MPK näitajad. Selleks, et näha lisaks sellele põhinäitajale numbrid, tuleb vajutada põllu ees olevale noolele. Süsteem laeb siia kenasti meile ette kõik antud hooajas, ehk siis hetkel 2021-2022 hooajas tehtud tööd ja näitab ära siis ka, mis on nende staatus, missuguseid materjale on kasutatud ja missuguste normidega. Siit tulevadki meile tulemused. Me näeme ära tööde sisendid kokku, näeme ära, missugune on väetusvajadus, seda saab siit ka lahti klikkida ja näha, kas on eelkultuuri mõju näiteks olemas ja meil tuleb siit siis ka bilansi info. Kui sul tundub, et tahad natuke rohkem teada, siis võid hõljuda hiirega nende info nupukeste peale ja ta annab sulle väikese täpsustuse, millega täpsemalt tegu on. Sama asi töötab kõikide teiste põldudega, ehk siis saame üle vaadata, missugused konkreetsed väetamise tegevused selle põllu peal tehtud on. Kust see info siia tuleb? Loomulikult sinu poolt süsteemi sisestatud töödest. Seega kõige lihtsam viis ja kõige ülevaatlikum koht, kust näha, millised on väetamise hetke seisud sinu süsteemis, ongi võtta siit põllud ja väetamise ülevaade. Külvikord, selle koostamine ja selle haldamine. See paikneb siis e-agronomi menüüst kultuurid peakirja all ja siin on külvikord siis ilusti kirjutatud. Selline näeb ta välja, minul hetkel on siin süsteemis 3 põldu ja ma näen ära siin siis nende põldude kohta esiteks tumerohelise ala koha peal käesoleva hooaja, mis on hetkel mul valitud 2021-2022, kultuuride info. See on siis nüüd, mida me nimetame detailseks vaateks, ehk siis me vaate juurest näeme ka, et see on detailne vaade, meil on valikus ka minevik ja tulevik, neid vaatame kohe hetke pärast. Detailne vaade seisneb selles, et siin me saame muuta mitte ainult kultuuri ennast, vaid ka kultuurisorti, allakülvi ja ka vahekultuuri. Ja nii siis vahekultuuri ja allakülvi puhul ka sorte. Mida me näeme siin veel? Helerohelise ala peal näeme siis 3 eelneva aasta kultuuri infot, et see aitaks meil natukene lihtsamini paika panna käesoleva aasta kultuuri. Kui me tahame teha ka pikemalt külvikorra plaani, siis me võime võtta endale ette tuleviku. Ja tuleviku vaates näeme me siis 1 aastat minevikku, käesolevat aastat ja siit 4 aastat tulevikku. See HB siin tähendas vanasti huumusbilanssi, aga sellest võib mööda vaadata. Siin meil ongi kõige mõistlikum teha endale külvikorra plaan valmis. Ja kui sul on külvikorra plaan niimoodi, nagu mul on siin justkui tehtud, siis saad selle endale arvutis, kui sa vajutad siit XLS nuppu ja ongi sul ilusti Exceli tabelina külvikorra plaan enda põldude kohta olemas.
võtan uuesti lahti detailse vaate ja näitan, kuidas muuta erinevat infot. Loomulikult on selleks võimalus vajutada lihtsalt tühja lahtri peale ja valida siit, kas mul on näiteks mingisugune vahekultuur käigus. Kui ma olen kogemata siia vajutanud, siis võin lihtsalt vajutada suvalisse kohta ja ma tühistan selle tegevuse. Põhikultuuri puhul on valikus siin näha ka selliseid väikseid rullikesi ja see on nüüd see, millega me määrame ära, mis on meie põhu või biomassi järeltegevus. Kui ma siia vajutan, annab ta meile valiku esiteks valida kultuuri ja seda, mida ma teen siis põhuga. Kas ma koristan või jätan põllule. Kui ma panen need koristan, siis muutub need heinapalli rullikesed siin kuldseks. Kui ma panen aga, et ma jätan need põllule, siis jäävad nad halli värvi. Nüüd valides näiteks sorti, on mul valik siis valida kas ühele konkreetsele põllule siia sort. Ja seda nimekirja on siin, see on üsna pikk, et siit leida endale õige konkreetne siis seeme, see sort, tuleb see üks siit välja valida. Kui ma ka tahaksin teha seda valikut mitmele põllule korraga, siis tuleks teha ette linnukesed ja kui me nägime, nüüd siin oli just näha, et nii kui ma linnukese tegin põllule ette, muutus roheline riba siniseks ja sinine riba annab meile märku, et me saame mitut konkreetset põldu korraga muuta. Siin nüüd hea näide siit võib-olla sellest vaatest ei ole, sest et tegemist on 3 väga erineva siis kultuuriga, aga võib-olla võtamegi näiteks siin eelmise aasta, kus on 2 põldu olnud punane ristik. Et ma näiteks tahan muuta eelmise aasta punase ristiku põllud mingisuguseks üheks konkreetseks, näiteks panemegi talirapsiks. Siis ma saan seda teha niimoodi, et ma filtreerin esiteks välja 21 aastast punane ristik. Ehk siis kirjutasin selle siia filtreeri lahtrisse, ta tõi mulle välja hetkel need kõik põllud. Ma valisin siit juba varasemalt küll enne ära, aga selle filtri abil on seda lihtsam, et ma võin siit täitsa kohe kõigile põldudele, mis on välja filtreeritud, teha linnuks ette. Ja nüüd põhikultuuri määrata neile siit sellest sinisest reast selle põhikultuuri siis lahtri kohalt. Ja kui ma siit näen kultuuri valiku, siis see rakendubki nendele konkreetsetele põldudele. Ja siis jää muud üle, kui kustutada siit ära see filtreeri lahter, võtta linnukesed eest ära ja olemegi saavutanud selle, mis me soovime. See on siis meetod, kuidas kiiremini mitut konkreetset lahtrit ära täita siin. Et kui me nüüd arvestame, et meil on ka neid põlde siin ikkagi näiteks 100 tükki, siis niimoodi ükshaaval muuta võtaks väga palju aega. Sama asi kehtib meil, kui me vaatame ka tulevikus ja külvikorra plaani teeme, ehk siis saame samamoodi teha linnuks ette ja muuta siit konkreetselt ära siis mitme põllu konkreetse kultuuri. Ja sama asi töötab ka minevikus. Mineviku puhul me siin näeme, et meil on käesolev hooaeg ja siis näitab meile viite möödunud hooaega ka ilusti kätte. Jällegi see aitab meil planeerida oma tuleviku külvikorda. Mida me veel külvikorras näeme? Me näeme ülevaadet, ehk siis väga sarnane vaade sellele, mida oli pealehel näha, kus meil on eelneva, käesoleva ja järgneva hooaja kultuurid välja toodud ja näeme, kui palju neid antud aastal siis kasutusel oli hektarite mõttes ja protsentuaalset osakaalu osas ka täpselt samamoodi. Ning meil on olemas ka kaardivaade, kui me tahame täpsemalt näha, kus meie põllud ja kultuurid on, siis see on meile juba tuttav põldude ja põlluraamatu vaatest tulnud kaart. Nii et see on sul ka ilusti siit kättesaadav ja mis siit siis võib-olla tõesti kõige olulisem meelde jätta, mis on siiamaani kõige rohkem kasu teistele kasutajatele toonud, ongi see, et kui sa kultuure muudad, siis kasuta linnutamise meetodit ja neid filtreeri lahtreid. Seega saad mitu konkreetset põldu korraga märkida kultuurile vastavaks. See siin on spetsiaalne leht selle jaoks, et muuta põldude planeeritud saagikust. Oluline on tähendada, et planeeritud saagikust me muudame igal hooajas ja muudame seda siis niimoodi, et oleks igal põllul kirjas, kui palju me saaki saame. Miks seda on vaja süsteemi kirja panna? Esiteks aitab see sul välja arvutada väetamisvajadust ning teiseks on see vajalik tööriist, kui sa kasutad näiteks finantstööriistasid. Seega, kui sul on kultuurid ilusti paika pandud ja kõikidel põldudel need olemas, siis tuleks tulla siia lehe peale, mis asub kultuurid ja siit planeeritud saagikus. Mis me siit näeme, on jällegi välja toodud kõik minu kultuurid, mis mul hetkel kasutuses on ning kui ma vajutan noole peale, siis iga selle noole vajutusega tuleb mulle antud kultuuri alla ka selle konkreetse kultuuri põllud. Ja mis ma teha saan? Vajutada lihtsalt põllu siis rea peale ja kirjutada, mis on tonne hektaris planeeritud kuiv saagikus. Kui mul seda siin kirjas ei ole, siis ta tihtipeale näitab sukest kollast hüüumärki, sukest kolmnurka, kus on hüüumärk sees, see annab siis märku, et mul on mingi info puudu.
ja sellel lehel see puuduolev info ongi siis see planeeritud kuiv saagikus. Seega soovitan siit kindlasti panna põllupõhiselt kirja endale siis planeeritud saak ja saad juba edasi minna. Kui sul on aga näiteks taliodra puhul, ütleme väga suur kogus põlde, mitukümmend, siis ma soovitan teha niimoodi, et panna keskmine number kirja kultuurirea peale, ehk siis kui palju sa keskmiselt ootad taliodra põldudelt ja mõnele üksikule, millel sa tahad natuke täpsemalt seda planeeringut muuta, saad siis juba rea pealt panna selle juurde. Sedasi ongi kõige lihtsam planeeritud saagikust panna e-agronoomi süsteemis kirja. Vaatame lähemalt, kuidas töid e-agronoomi süsteemi lisada. Selleks tuleb võtta vasakust menüüst lahti pealkiri tööd ja siit alapealkiri tööde lisamine. Tööde lisamist üldiselt soovitame kindlasti teha ka mobiilirakenduse kaudu, kuid hetkel selles videos vaatame, kuidas kõik see käib arvuti vaatest. Kõigepealt avanevad meile siia meie põllud ja meil on võimalus valida kas üks põld või mitu põldu, millele me tahame töid lisada. Lisaks me ei pea valima põldu mitte just kohe ka kaardi pealt, vaid võime valida ka kaardi kõrvalt olevast menüüst. Miks seda menüüd kasutada näiteks? No ütleme, kui me tahame ühe kultuuri põldudele kõigile lisada korraga mingisuguse töö, siis me saame siit selle valikuga teha. Nüüd, kui meil on valik tehtud, võtame hetkel ühe põllu, siis me näeme ära ka missugused tööd on juba selles hooajas tehtud. Jällegi hooaega me näeme ülevalt siit nurgast. Siin all on ka näha, kui on mõni planeeritud töö ning saame sellele lähtuvalt arvestada, kas meil on tööd vaja juurde lisada või mitte. Kui tööd on vaja juurde lisada, siis me vajutame lisatöid, kui on vaja tööd muuta, siis me saame seda siit juba teha. Hetkel aga vaatame, kuidas tööde lisamine käib ja lisan seda just siis ühele konkreetsele põllule. Vajutan nupule lisatöid ning mul avaneb selline leht. Siin on välja toodud terve pikk nimekiri erinevatest töötüüpidest. Nende töötüüpide ees on ka sellised tähemärgid. Selleks, et töid järgmine kord oleks lihtsam hallata, soovitan ma määrata endale niinimetatud lemmiktöödele ette sellise tähemärgike. Mida tähendab lemmiktöö? See on töö, mida ma kasutan tavaliselt enda siis ettevõttes, kuna neid nimesid siin töödest on väga palju, et ma teen selle valiku endale kõvasti lihtsamaks. Näiteks ma tean, et päris kindlasti on mul põhikultuuri külvamine. Teen talle linnuks ette ning järgmine kord, kui ma tulen tööd lisama siia lehele, on see juba töö kuvatud siia kõige ette. Nagu näha, siis siin ma saangi otsida töötüübi järgi, kui ma kirjutan sisse konkreetselt, missugust tööd ma teha tahan. Näiteks taimekaitse. Selleks, et töötüüpi valida, vajutan selle töötüübi nime peale ning see valik tekib mulle valitud tööde nimekirja. Kui ma taimekaitse tööd tahan teha näiteks ka mitut, siis ma vajutan teise korra veel ja ma näen, et neid tekib siia rohkem. Kui ma olen seda kogemata teinud, siis võin selle ära kustutada. Neid võib olla siin ka 3 ja vajadusel saab neid ka ümber liigutada. Jällegi, kui midagi liiga palju, võtan selle ära. Samuti saan siia juurde lisada ka hoopis teise töötüübi, näiteks väetamine. Kirjutan siia juba soovitud sõna alguse ja näen, mida ta mulle soovitab erinevaid. Võtan siit väetamise, see mulle sobib, ning mul on 2 tööd, mida ma hetkel tahan lisada ilusti valikus olemas. Siit edasi vajutan nupule lisadetailid. Detailide lehe peal saan ma anda nüüd täpsemad märkmeid, mida konkreetselt lisada tööde juurde. Taimekaitse töö on mul esimesena siin valitud, ma saan seda tööd ka tegelikult kokku pakkida ja samamoodi väetamist, et mul pilt oleks selge. Alustan taimekaitsega, esimesena küsib mu käest, missugust materjali ma selle töö puhul kas plaanisin kasutada või kasutan. Sellest, mis on plaan ja mis on see, et kas ma kasutasin, räägin natuke hetke pärast. Kõigepealt võtame siit lahti siis selle lisamaterjali ja siin on meil erinevad filtrid. Ma saan valida nende vahel, et otsida materjali täpsemalt ning mul on siin ka otsingu lahter, kust ma saan enda konkreetset materjali kirja panna. Nüüd arvestades, et kui sul on kasutusel ladu, siis tulevad sulle siia ka laost nähtavad materjalid. Hetkel mul veel ei ole laos materjali olemas, seega ma siit enda materjale veel ei näe, küll aga kui sina oled lattu sisestanud materjalid, siis nad on siin ilusti sul ka juba näha. Võtan siit täiesti üldnimekirja lahti ja valin hetkel täiesti vabalt valitud materjali. Materjal on valitud, seejärel kirjutan, missugune on siis norm. Hetkel kasutan täiesti suvalisi numbreid, nii et sellest ei tasu ennast segadusse ajada. Oluline on see, et sa näed, kuidas asi töötab. Panin normi, kogus arvutati automaatselt ja näitab, mitu hektarit on hetkel valitud selle materjali kasutuseks.
X-nupuga või selle prügikasti nupuga saan ma selle ära kustutada, kui on vaja, ning pluss lisamaterjal annab võimaluse tekitada materjalide segu. Ehk siis, kui ma siit lisan nüüd sellele tööle veel materjali juurde, siis tähendab, et need kaks konkreetset või isegi enamat materjali segati omavahel kokku ning kanti korraga põllule. Kui sa oled sisestamas 2 erinevat taimekaitsetööd või 2 erinevat väetamise tööd, siis tuleks need tööd eraldi lisada. Ehk siis eelneva lehe peal, nagu me nägime vali töid, lähme siia korraga tagasi, peaksime valima taimekaitse puhul veel ühe töö siia juurde. Küll aga, kui on tegemist seguga, siis vajutab pluss lisamaterjal. Siit edasi masinad. Minul hetkel ei ole masinaid veel süsteemi lisatud. Seda vaatame ka hiljem, kuidas täpsemalt käib, kuid kui masinad on süsteemi pandud, siis saame valida ka missugune masin seda tööd on siis määratud tegema. Järgnevalt on taimekaitse töö puhul võimalus arvutada ka paagisegu. Me paneme kirja, kui suur on paak, milline on veenorm ja siis näeme ära ka selle kalkulatsiooni, et kui palju meil seda vaja läheb. Ja siit edasi on lisainformatsioon, kus me näeme ära siis esimese tüki, mis on staatus. Ja see nüüd määrab ära, kas meie töö on tegemata ehk siis planeeritud töö või tehtud ehk siis tänaseks hetkeks juba täidetud töö. Kui me valime tehtud töö, siis töötaja ja algus- ja lõpukuupäev on vajalik märkida töö juurde. Siit edasi muidu lihtsalt minna ei saa. Küll aga tegemata töö puhul näeme me, et töötaja ja kuupäevad on valikulised. Seega, planeeritud tööle ei pea sa panema töötajat ega algusega lõpukuupäeva, sest neid sa saad hiljem veel täpsustada. Küll aga planeeritud tööl peab olema lisatud materjali juurde tema norm. Kui aga näiteks sa ei teagi, mis materjali kasutada, siis sa saad salvestada planeeritud taimekaitsetööga ilma materjalita. Siin puhul aga ma märgin selle konkreetse töö tehtuks, valin töötaja ja valin missugusel kuupäeval. Võtan siit täiesti mingisuguse suvalise kuupäeva ja nagu näha, siis selle kuupäeva järgselt valib ta sama kuupäevaga lõpukuupäevaks. Kui nüüd see töö konkreetselt tõesti kestis mitu päeva, siis pane ka vastavalt need ajad, kuna see kestis. Pindala tüüp. Kui mäletad, siis selle video ühes varasemas tükis nägime me pindala tüübi loomist. Siin on meil võimalus seda pindala tüüpi rakendada. See nüüd rakendub siis ainult sel juhul, kui me selles pindala tüübis, mis siin valikus mul näiteks on, mida ma valin, olime me pannud ka mingisuguse uue väärtuse antud põllule hektarite mõttes. Kui me seda ei olnud määranud, siis läheb nagunii käiku üldpindala. Põlluraamatu märkmed on võimalus, kuhu me saame panna kirja selle töö kohta täpsemad märkmed, ehk siis kui on midagi sellist, mida siin ei küsitud varasemalt. Samamoodi seda võib kasutada näiteks selleks, kui sa oled lisamas karjatamise tööd, saad panna kõik info selle karjatamise töö kohta kirja, kuna süsteem ise ei küsi väga palju selle kohta. Liigume edasi, väetamise töö. Ehk siis nüüd me oleme pannud kirja esimeseks taimekaitse töö detailid, ja saan lisada siis nüüd järgmise töö infot. Siin on väetamise puhul asi väga sarnane. Valin materjali. Siin on nüüd muidugi väetamise puhul teistsuguse filtrid, kuna me räägime erinevatest materjalidest võrreldes taimekaitsevahendiga. Ja samamoodi, kui on materjalid laos olemas, annaks ta siin juba laos ka vaate. Minul hetkel veel ei ole. Ja võtan jällegi üldnimekirjast mingisuguse hea materjali. Teen täiesti vabalt valitud sükse valikusid ja panen mingisuguse numbri, jällegi. Numbrid siin hetkel selles videos on lihtsalt, et näha, kuidas töötab süsteem. Kogus arvutati taaskord automaatselt välja ning siin me näeme juba kohe ka toitainete lisanduvust. Ehk siis kui palju selle konkreetse tööga olen ma hetkel andmas erinevaid toitaineid. Sama lugu nagu taimekaitse tööga on see pluss lisamaterjal, et kui siit ma nüüd uue materjali valin, siis ma segan need valitud materjalid kokku. Kui aga tegemist on 2 erineva tööga, ehk siis 2 erineval korral käin näiteks väetamas, peaks olema nad kindlasti märgitud eraldi töödena. Masinatega sama lugu, kui on masinad süsteemi sisestatud, saate valida ning jällegi see lisainformatsioon, mis on absoluutselt igal tööl. Siin puhul jätan ma selle töö hetkel staatusega tegemata ning ma ei tea, kes ja mis kuupäeval seda teeb. Mainin ära ka, et kui sa soovid näiteks töid delegeerida töötajatele, siis on sul võimalus tegemata tööl valida töötaja ning jätta see töö planeerituks. Näiteks võib-olla panna ka kuupäev paika ning see töötaja näeb juba, et sellel kuupäeval peab ta tegema sellise töö ise ära. See on siis e-agronoomi võtmes tööde delegeerimine. Kui siin on kõik asjad tehtud, vajutame nupule vaata üle. Vaata üle lehe peal
näeme me alati toitainete vaadet ja meile tuuakse välja, missugune põld või põllud on hetkel siin lisamise käigus olnud. Meie valisime siin pilpapõllud, me näeme kultuuri ära ja näeme siis ka väetamise info. Kollane märk annab meile märku, et me oleme ületanud seda prognoositud plaani. Seega, võime siit lahti võtta ja näeme täpsemalt siis ära ka, et kui palju meil on midagi liiga palju läinud. Kui see number, aga sa tead, et sul tegelikult on kõik on õige, nii peakski olema, siis jällegi see hoiatus on ainult sulle endale ning sellest see info ei liigu kuskile siit süsteemist välja. Seega, selle tööriista mõte või selle vaate mõte on see, et sa saad alati siis ülevaadet sellest, kus maal sa oled oma väetamise siis seisuga. Lisaks on sul võimalus vajutada nupule materjalid, kus sa näed ära, missuguseid konkreetseid materjale me hetkel oleme lisamas, missugustes koguses. Kui siin tundub miskit, et on valet, siis me saame alati minna tagasi ja teha vastavad muudatused. Näiteks siin kirjutasin võib-olla kogemata 123 asemel või tähendab 123, kuigi tahtsin kirjutada 12,3. Teen oma muudatuse, kerin lehe alla, vajutan vaata üle ning näen, et minu andmed nüüd on paremad. Kui see on ka tehtud, kõik sobib, vajutan nupule kinnita ning siit edasi liigumegi juba sellisele lehele nagu tööde haldamine. Kõiki töid, mis on süsteemi lisatud, saame me ka hallata. Ehk siis haldamise all mõtleme seda, et me saame neid töid muuta ja teha vastavaid erinevaid liigutusi nende töödega. Selleks, et seda teha, on meil olemas lehekülg nimega tööde haldamine. Näeb ta välja selline. Tööde haldamise lehe peal on kirjas kõik antud hooaja tööd, mis on süsteemi sisestatud, olgu selleks nad kas märgitud tehtuks või planeeritud staatusega. Kindlasti tasub vaadata üle, mis hooajas me oleme ning ei väsi korrutamast, et tööd tuleb lisada õigesse hooaega, sest et hooaegade vahel me ei saa töid omavahel liigutada. Seega, kui sa oled lisanud töö valesse hooaega, siis pead sa selle uude hooaega uuesti lisama ning vanast hooajast ära kustutama. Kuidas töid kustutada, seda näed juba õige pea. Tööde haldamise jaoks on meil olemas siin erinevad filtrid. Nende filtrite abil on võimalus leida ülesse väga konkreetselt ja täpselt üks see töö, olenemata sellest, kui palju sul töid on siin kokku. Sul on võimalus otsida kultuurikaupa, põllutüübi, töötüübi, materjali kaupa, kas see töö on tehtud ja tegemata, kes tööd tegi, mis põllul tehti ja mis kuupäeval. See nupp siin lähtestab sinu filtrite valikud. Kui sa oled teinud mõne valiku, näiteks otsin siit töötajate kaupa, siis otsi töid nupp rakendab selle siis filtri töösse. Siin all on meil tulemused ja on veel üks filter. See filter annab meile võimaluse siis valida, mismoodi me tulemusi näeme. Selline süsteemi algne valik on alati töötüübi, kultuuri ja materjali kaupa, kuid sa võid selle valiku muuta siin ise ära täpselt vastavalt sedasi, kuidas sa soovid kasutada ja seda muuta ka vastavalt jooksvalt, et see ei pea jääma sul alati täpselt üheks ja samaks. Küll aga me näeme, et meil on siin olemas erinevad tööd ja mida me siin siis täpsemalt nende kohta näeme, enne kui me midagi vajutame. Esiteks on kirjutatud siis töötüüp, näha on mitu tööd siia alla kuulub ja missuguse kultuuri ulatus on, ehk siis siin on toodud välja koristamised talinisu raames. Kui meil oleks mitu talinisu koristamise tööd, siis nad oleksid siin selle pundi all. Näeme ka ära, mitmest hektarist mitu hektarit on tehtud, ehk siis see konkreetne on ühe töö võtmes, ehk siis ühe põllu hektarid. Kui meil oleks 2 sama suurust põldu, siis oleks meil siin hektarid suuremad, ehk siis kui me siit ka vaatame, siis need hektari numbrid ei tasu sattuda seda segadusse, et oi, et mul ei ole 1481 hektarit, see on tööde täishektarite summa. Sinine riba annab meile märku, et meil on veel mõned tööd valikus tegemata ja see kõige ülemine riba on nüüd siis üldine nende filtrite põhjal tehtud tulemuse arenguriba. See tähendab, et Toivo Toigase tööde puhul 97% on tehtud. Kui me tahame teada, missugused on tegemata, on 2 varianti. Kas me otsime kohe siit filtri abil tegemata tööd ülesse või me kerime veidike allapoole. Ja kui me siit kerime, siis me näemegi, et ahah, siin on väetamise töö on üks tegemata ja tundub, et see vist on ka ainuke. Ehk siis selline halli värvi annab märku, et meil ongi töö täitsa veel tegemata. Samamoodi näeme protsenti on 0 ja ka hektarid, mis on tööga kaasatud, on 0. Nüüd, mida me siis täpsemalt teha saame? Meil on võimalus töid muuta ühe kaupa ja mitme kaupa. Vaatame üle kõigepealt ühe töö kaupa tööde muutmise. Näiteks seesama väetamise töö.
mida me siin nägime, selle me tahame märkida tehtuks. Selleks tuleb vajutada nooleks ette, et me näeksime lähemalt, mis tööga on tegemist. Siia tekib ilusti väetamine, meil on juba siin näha täpsemaid detaile, ehk siis mis põllu peal, mis hektaritega, milline on kultuur põllu peal ja siis see sort ning mis materjal on käigus. Kui ma materjali peal hõljun, siis ma näen ka, missugune on hetkel määratud selle materjali kasutusnorm. Siin on näha töötaja ning kui mul oleks määratud ka kuupäev, oleks see kuupäev siin all. Ja oluline on märkida siis seda staatust. Siin on suurelt kirjutatud planeeritud, see tähendab, et töö ei ole veel hetkel tehtuks märgitud. Siin koha peal mainin ka üle, et planeeritud tööd ei jõua põlluraamatusse. Seega, kui sa tahad, et sul oleks põlluraamatus kõik õiged tööd kirjas, siis kindlasti vaata enne põlluraamatu raporti alla laadimist, et seda esitada, vaata üle, et kõik sinu tööd on tehtuks märgitud. Just selle sama tööde haldamise lehe pealt. Kuidas siis teda tehtuks märkida? Esiteks vajutan selle töö nime peale. Pliiatsi märk oli selle tööl ees, korra panen kinni, et seda uuesti näha, see annab siis meile märku süsteemis, et me saame seda muuta. Avaneb siuke hüpikaken. Ja siin me saame muuta kõike seda infot, mida me varasemalt nägime. Meil on olemas staatus, ehk siis see, kas töö on tehtud või tegemata ja me tahame teda märkida tehtuks. Nagu varasemalt juba mainitud, siis tehtud tööl peab olema algus- ja lõpukuupäev. Valin siit ühe kuupäeva ning kui ma soovin midagi muuta, siis saan selle muudatuse siin läbi viia. Pindala tüüpidest rääkisime varasemalt, et me saime valida seda varasemalt sisestatud pindala tüüpi, kuid tööde haldamises on võimalus ka numbri kaupa tööpindala muuta, ehk siis panna see konkreetne töö veidikene väiksema pindala peale kirja. Siin on võimalus muuta materjali infot, ehk siis täpsemalt, mis materjal meil on, norm, kogus, lisada juurde, tekitada segu, ehk siis plussmaterjal tekitab segu, mitte ei lisa teist väetamise tööd juurde. Ja siin on võimalus lisada masinaid ja põlluraamatu märkmeid ja kommentaare. Kui kõik on vastavalt sellele, mida on vaja, siis saame vajutada nupule salvesta. Punane nupp kustutab selle konkreetse ühe töö jäädavalt ära. Ehk siis see töö ei lähe kuhugi arhiivi, vaid see kustub päriselt süsteemist ära. Seega, kui sul on vaja tööst lahti saada, siis kustuta töö ära ning kui sa oled seda kogemata teinud, pead sa töö uuesti ise algusest peale tööde lisamise lehe pealt sisse kandma. Siin puhul aga hetkel vajutame nupule salvesta. Ja selle käigus me peaksime saavutama, nagu siit ilusti näha, et meil on 100% töid tehtud. See on hea märk sellest, et meil on nüüd ilusti hetkel nende filtrite põhjal kõik Toivo Toika tööd tehtud. Kujutame ette, et me tahame vaadata kõikide töötajate ehk siis filtrit tühjaks teha, siis ma vajutangi sellele lähtesta kõik filtrid nupule ja süsteem laeb lehe uuesti ning meil on kõik filtrid uuesti puhtad ja valged, ehk siis me näeme hetkel absoluutselt kõiki töid, mis on süsteemi selleks hooajaks sisestatud. Ja juhuslikult oligi mul ju ainult üks töötaja, seega mul on kõik tööd hetkel märgitud tehtuks. Kui ma tahan nüüd mitut tööd korraga muuta, siis selle jaoks on olemas meil need kastikesed siin tööde ees. Näiteks me näeme, et Tallinna isu puhul on 4 seiretööd. Vajutame selle lahti ja me näeme, et tõesti, seiret on tehtud 4 korda. Erinevatel kuupäevadel, kõik on kenasti, aga ma tahan näiteks muuta kõikide nende tööde puhul ühte konkreetset näitajat. Siis on mul võimalus teha niimoodi, et vajutan seire puhul, mis on Tallinna isu seire, teen linnukas ette ning tekib siia sinine riba. Sinine riba oli meil tuntud juba ka kultuuride lehe pealt, mis andis märku, et me saime mitut asja korraga muuta. Ehk siis kõigil töödel, millel on hetkel linnuk ees, hakkavad mõjutama, kõiki neid töid mõjutavad nüüd vastavad muudatused, mida me sinise riba pealt teeme. Näiteks, kui me tahame 4 tööst ka 3, siis ma võin siit ühe lihtsalt võtta ära ning need 3, millel on linnuk ees, neid töid ma nüüd hakkan muutma. Ja täpsemalt, mida ma saan siis teha? Ma saan neid töid kustutada, saan võtta nendest töödest välja Exceli tabeli, ehk siis sükse tööde väljavõtte tabeli. Hulgimuuda ehk märkida või muuta täpsemalt siis töötajaid, kuupäevasid või põlluraamatu märkmeid. Oluline on ära märkida, et need kõik muudatused mitte ei lisa juba olemasolevat infot, vaid nad kirjutavad ümber. See tähendab, et kui mul on töötajaks hetkel määratud Toivo Toigas ja ma tahan kedagi muud lisada, ja panengi kirja kellegi muu, siis Toivo Toigas kaob sealt ära. Ehk siis kõikide nende muudatuste puhul tuleb panna kirja see terviklik info, mis peaks olema. Põlluraamatu märkmed on hea moodus lisada nendele mitmele tööle täpselt samad märkmed. Ja teemegi siin näite, kirjutan siia lihtsalt test, vajutan salvesta ning süsteem annab märku, et mul on see õnnestunud. Nüüd on see siis lisatud neile juurde.
kui aga ma soovin näiteks lisada neid töid märkida mitte tehtuks, võib-olla ma olen kogemata pannud siia süsteemi kirja, siis on mul võimalus ka seda teha, ehk siis vajutada nupule märgi mitte tehtuks ja me näemegi, et need 3 tööd on muutunud planeeritud staatusega töödeks. Kui ma tegin seda kogemata, siis jällegi roheline nupp märgi tehtuks annab sellest märku. Kui sa oled mitut tööd haldamas korraga ja sa tahad neid märkida tehtuks korraga, aga sa näed, et see nupp ei ole roheline, siis kindlasti pööra tähelepanu sellele, et äkki on sul puudu töötegija või kuupäev. Seega, kui töötegija kuupäev on puudu, siis nendele valikus olevatel töödele pane kiiresti kirja ning peaks märgi tehtuks töö nupp olema kasutatav ja siia peale vajutades saame me märkida need tööd tehtuks. Kui see kõik on tehtud, saan ma võtta Linuxi teest ära ning olengi alguses tagasi. Lisaks mainin ära ka, et siin on kaardivaade, mida varasemad kasutajad võib-olla juba teavad eelnevast tööde haldamise tööriistast. Küll aga mida see siis tähendab, vajutan siia peale, me saame näha, kus konkreetselt antud põld või põllud paiknevad, et meil oleks parem pilk selle üle, millega täpsemalt on tegu. Kaardivaat saab ka kinni pakkida, nii et meid ei segaks, kui me teda ei vaja. Selline näebki välja siis tööde haldamine, ehk me saame töid hallata ühekaupa, mitme töökaupa, saame töid kustutada ja lisada siis juurde puudulevat detaile. Kindlasti soovitan kasutada neid filtreid ja iga filtri, tähendab valikus, kui filtrid on pandud käiku, tuleb kindlasti vajutada otsitöid ning see filter muudab siis seda tulemuse valikut, mis siit välja tuleb. Selline näebki välja tööde haldamine, tulemuse saad kätte ka siit tööde puhult XLS nupuga, ehk siis Exceli tabeli kõikidest töödest, mis on sul hetkel tulemusena välja valitud. Toreda lisatööriistana on e-agronoomis olemas ka selline asi nagu põlluseire. Paikneb ta siin tööde all ning kui ma siia peale vajutan, siis ma näen erinevaid põlluseire märkmeid, mida ma olen teinud enda ettevõttele. See konkreetne tööriist on siis lisana juurde ostetav, kui see sulle paketti ei kuulu, ning seda kasutame me peamiselt mobiilirakendusest. Ja mobiilirakendusest tehtud põlluseire märkmed, ehk siis need, kui me oleme põllu peal olnud ja pannud asjad kirja, jõuavad siia arvutivaatesse. Siin on hetkel minul pandud kirja üks märge, on näha, kes on seda teinud, kuna on seda teinud ja siin me saame otsida siis erinevaid aruandeid, näiteks sõna järgi, mingisugune konkreetne sõna, mida me oleme enda põlluseires märkinud maha, töötaja kaupa, ehk siis kes seda on teinud, kuupäeva kaupa ja põllu kaupa. Hetkel, kuna meil on ainult üks, siis me otsime ei pea hakkama ja vaatame lähemalt, mis konkreetne see näide on. Me näeme ära, kus kohas see põllu peal on tehtud, me näeme teksti ära ja me näeme ka pilte. Ehk siis me oleme põllu peal pannud kirja, kus kohas me nägime probleemi, kirjutasime selle probleemi ülesse ja tegime ka pildid sellest. Ja seda siis saamegi siia tööriista koguda endale põlluseire märkmed. Seda saab mida iganes täpsemalt panna kirja oma põllu kohta, ehk siis kui seda tööriista oled endale juurde ostnud või on see sul juba olemas, saadki teha erinevaid märkmeid oma põllu pealt. Ja kõik need, mis on siis mobiilirakendusest tehtud, jõuavad automaatselt ka siia arvutivaatesse. Ehk siis kui töötaja teeb selle põllu peal ja annab teada, et ma leidsin midagi sellist, siis saad sina juba näiteks ettevõtte juhina logida sisse ja vaadata täpsemalt, mis see märge oli, mis ta tegi. Veel üks tööriist, mida süsteem võimaldab teha lisaks sellele, et lihtsalt töid märkida ja põlluraamatut täita, on ka tegelikult määrata enda töötajale töötunde, töötajatele täpsemalt. Ja selle tööriista nimi on töötunnid, täpselt nii lihtne nimi, nagu sisuga sellel on. Selle tööriista mõte on selles, et kõik töötajad, kes on sul sisse logijad, saavad ise kirja panna enda tööaega. Ja loomulikult saad sina kui ettevõtte juht, ehk siis juhi rollis olev kasutaja, ka määrata siis teiste töötajate tööaegasid ja selle põhjal saada siit süsteemist välja võtta ka tööaegade logi. Kuidas see kõik töötab? Esiteks, tööaja sisestamine töötajate jaoks on tehtud lihtsaks läbi mobiilirakenduse. Nad saavad võtta endale ette põllu, märkida sinna endale tööaja. See töö ei pea ka loomulikult põllul olema, ehk siis nad saavad logida kõiksugused tööd enda süsteemi. Siin on näiteks toodud mulle mõni siuke väiksem näide, kus on erinevad tööajad sisse logitud. Meil on näha, mis kuupäeval, mis ajavahemikus, mis on siis kogu aeg olnud, kuna on töö tehtud, kes tööd tegi, mis töötüüpi, vajadusel kirja pandud ka mis põllul ja märkmed. Neid tööid saab kõiki muuta, neid saab hallata ja neid siis on siia hetkel tulnud näiteks mobiilirakendusest siia sisse kantuna. Nüüd tööde puhul on siin võimalus, me saame ka märkida arvuti kaudu, me saame valida siis enda töötajate valikust,
valida töötüübi. Nüüd töötüüpide puhul on meil näha siin viimati kasutatud, siis on kõik töötüübid ja on ka lisa uus töötüüp. Ehk siis kui muidu tööde lisamine, ehk siis põlluraamatu tarbeks, põllu peal toimunud asjade märkimine käis väga fikseeritud tööde nimekirja alusel, siis siia me saame tegelikult lisada ka vabalt valitud töönimetuse. Ehk siis panen siia lihtsalt näitena kirja töö, mille nimeks on töö. Salvestan, ta on võtnud mul kuupäevaks hetkel videosalvestuse aja, ma saan panna, mis ajal ma seda tööd alustasin ja millal lõpetasin. Start-stop varianti siin hetkel ei ole, küll aga kui sa oled näiteks alustasid tööd kell 11 ja paneme siia 30 ja kell ongi 11 hetkel ja sa näiteks tahad märkida seda maha niimoodi, et sa tuled hiljem, sa ei tea veel, mis ajal sa lõpetad, aga tahad alguse panna kirja. Siis panedki kell 11 kuni kell 11, ta jätab küll hetkel siia 0 tundi, valid mõne põllu, kui see on vajalik. Nüüd ma panin muidugi selle kinni, ehk siis see on oluline, et mitte ristist lihtsalt kinni panna. Ja ma pean siin korra uuesti alustama, võtame uuesti töötaja, töötüübi, me valisime töö, see on juba ilusti siin olemas. Kellaajaks oli meil 11, proovime uuesti. Paneme 11 ja vajutame Enter, see töötab. Siin samamoodi Enter ja kui on vajadust, valime põllu. Siit ristist kinni pannes läheb siis see töö kinni, ehk siis me läheme noolega tagasi ja siia saab panna märkmed kirja selle konkreetse töö kohta. Et panen siia näiteks kirja, et läks hästi. Registreerin tööaja ning see siis lisandub siia süsteemi. See on siia praegu tulnud kõige ette, ehk siis see on kõige hilisem töö ja me näeme, et praegu on ta kirjas 0 tundi 0 minutit. Nüüd kujutame ette, liigume ajas edasi, kell on saanud 3 ja see töö, milleks oligi töö, sai tehtud, siis jällegi peaasjalikult muidugi mobiilirakendusest, aga arvuti vaatast hetkel me saame seda tööd muuta ja muudame siis kellaaja täpsemaks, paneme siin, et kell on siis 15:00 ja uuendame tööaega. Ning me näeme, et nüüd on see ilusti maha märgitud. Seega start-stopi nuppu otseselt ei olegi siin vaja, sest et me saame sedasi ilusti panna ka endale siis jooksva töö kirja. Ja kõik need tööd, mis on siia pandud, saab neid ka eemaldada. Meil on olemas ka filtrid, kus me saame võtta töötaja kaupa välja need tööd, uuendame väljavõtet, näeme, missuguseid tööd on Muldar maaparandus teinud, töötüübi alusel, põldude alusel ja saame ka XLS nupuga siis välja võtta tegelikult ka töötaja siis töötabeli. Ja selle põhjal ju saabki tegelikult siis arvutada ka kokku, mida kõike töötaja on teinud. Seega, kui sa seda tööriista tahad kasutada, võta meiega ühendust. Kui sul on see juba olemas, siis soovitame e-agronoomi tiimi poolt panna kõik oma sisselogivad kasutajad seda ilusti kasutama. Ja kõige lihtsam näide, mida on meie teised kasutajad soovitanud, on see, et pannagi paika süsteem, kus selle konkreetse tööde märkmise järgi käib ka näiteks palgaarvestus. See annab motivatsiooni töötajale ning hoiab sinu jaoks info ilusti süsteemis jooksvana. Seega, töötundide arvestus on e-agronoomis olemas, nii et võimalusel soovitame seda kasutada. E-agronoomi süsteemi on lisatud ka veel üks väga huvitav integreeritud tööriist. Tegemist on sellise asjaga nagu põllutöömasinad ning see annab meile võimaluse ühendada enda telemaatika teenused e-agronoomi süsteemi. Nüüd, miks seda teha võiks? Selle mõte seisneb selles, et kui meil on masinad, mida me saame telemaatika järgi siis vaadata, kus nad paiknevad ja mida teevad ja veel enam annavad meile infot, mida nad täpsemalt teevad, kuidas ja kus kohas, ehk siis selle info saame siia süsteemi sisse sööta. Tänasel hetkel, kus seda videot ma salvestan, on meil 2 varianti, mismoodi telemaatika või siis masinate sukest ühendust süsteemi tuua. Üks neist on John Deere'i masinate kaupa ja teine on siis Navireki süsteemi kasutavad masinad. Mina olen hetkel endale kandnud sisse John Deere'i masinad, neid on siin kokku 4 tükki ja ma siin saan valida siis esiteks neid hallata, neid masinaid ja saan ka valida, kas ma tahan neid süsteemis näha või mitte. Siin on just näha mootori töötunnid mul masinate kohta, nende tüübid ja näha siis ka ära, et mis see integratsioon on, sest et meil võib olla ka siin Navireki masinad sees kirjas. Kui sul tekib küsimus, et mul on nüüd hoopis teise tootja oma ja sellel on ka telemaatika, siis tõenäoliselt veel selles, vähemalt siin videosalvestuse hetkel ei ole seda siia süsteemi ühendatud, kuid me kindlasti töötame selle nimel, et tuua siia ka juurde siis teisi
teenusepakkujaid, kes pakuvad telemaatika võimalust. Nüüd selleks, et näha päriselt, kus kohas masinad paiknevad, on meil vaja vajutada sellise nupu peale nagu kaart. See laadimine võtab siin natukene aega, ehk siis ta hakkab otsima üles, kus kohas täpsemalt paiknevad need masinad. Kogu see suhtlus käib läbi John Deere'i enda telemaatika rakenduse, ehk siis ta peegeldab seda pilti, mida me muidu näeme ka John Deere'i enda süsteemides. Võib tekkida küsimus, et mis siin siis vahet on, ma võiksin ju John Deere'i lehte vaadata. Loomulikult, aga mõte on selles, et me saame esiteks kogu oma põlluinfo, vähemalt nii palju, kui täna on võimalik, ühte süsteemi kokku. Siin on hetkel siis näha meie masinad, ta annab märku siis ka, missuguses staatuses nad on. Võrguühendused ta ütleb, et nad hetkel ei ole aktiivsed. Me näeme, millal nad viimati aktiivsed olid ja siin kaardi peal juba näeme ka, mis oli siis nende viimane selline aktiivne asukoht. Meil on ikoonidena näha siis traktorid, on kombainid ja on olemas ka selline UFO-märk, mis annab märku tundmatust masinast. Ja siin on siis võimalus meil nüüd suurendada ennast väljapoole, vaadata, kus kohas need täpsemalt masinad paiknevad ning kui oleks hooaeg käimas, siis me näeksime ka ära nende masinate hetke asukohta ja nende siis trajektoori, kus nad on varasemalt liikunud. Seda saab näha siis palju paremini, kui meil on hooaeg käimas. Hetkel videosalvestuse käigus oleme me veel märtsikuu lõpus, kus masinad ei ole veel läinud põllu peale. Mis on veel täiesti uus selle tööriista juures, on hetkeseisuga aktiivsuse logi. Vajutan selle peale ning aktiivsuse logi seisneb selles, et kui telemaatika esimene arendus andis meile võimaluse jälgida, kus on masin ja missugust trajektoorid on liikunud, siis nüüd selle tööriista võimekusega suudab masin meile saata ka infot selle konkreetse siis tööde kohta, mida ta on teinud. Siin on väga hea näide, näiteks mulla harimine. Vajutan siia peale ja ma näen ära kaardi pealt, esiteks juba kaardi kohalt, et mis kellaajast, mis kellaajani on siis telemaatika süsteem saatnud selle konkreetse töö info mulle, mis põllu peal see toimus, mis on selle kultuur olnud ja näeme ära kaardi peal, kus see töö on toimunud ning siin on siis kiiruse selline graafik. Ja selle järgi me saamegi näha, kuidas on siis hetkel selle põllu peal arenenud antud töö. Siin on ka telemaatika muud andmed, nii et see info tuleb ilusti siis meile süsteemi sisse. Siit edasi järgmine arendus sellest tegelikult saab juba olema see, et me saame tulevikus lisada neid töid otse ka endale siis tehtud tööde hulka, mis tähendab, et me edaspidi ei peagi kõiki töid hakkama käsitsi nullist sisestama, vaid laseme juba töödel, tähendab masinatel need tööd süsteemi sisuliselt kirja panna ja meie ülesandeks, kui kasutaja või põllumehena jääb lihtsalt kinnitada, et jah, see töö täpselt niimoodi sai tehtud. Siit vaatame veel, kas me näeme mõnda huvitavat tööd. Nagu näha, siis meil on kuupäevaliselt kõik uuemad ülevalpool ja järjest vanemad tööd on allpool. Ja siit vaatamegi, kas meil on veel midagi näha, just näiteks külvamise töö, kus on hetkel siis põld ilusti määratud kollaseks ja me näeme, et siin on ka sellised väiksed augud sees. Need on siis kohad, kus masin on näiteks millestki mööda sõitnud. Siin on jällegi telemaatika andmed näha. Seega, selle telemaatika tööriista, selle aktiivsuse logi mõte on selles, et me saame juba tööde siis sellist tegemise infot siia süsteemi tänu meie masinatel, mis on telemaatikasse ühendatud. Kui sul telemaatikat hetkel kasutus ei ole, siis nagu teistegi lisatööriistadega võta julgelt meiega ühendust ning vaatame, mida me saame sulle täpsemalt pakkuda. Tööde lisamise käigus rääkisime sellisest tööriistast nagu ladu, ehk siis meil on võimalus süsteemi lisada materjalid enda lattu. Vaatame täpsemalt üle, mis asi see e-agronoomi ladu on. Selle leiad pealkirjalt ladu ja siit võtame lahti nupu nimega ülevaade. Laotööriist on siuke tööriist, mida ei pruugi sul veel kasutuses olla, seega kui sa tunned, et sa soovid seda kasutada pärast seda videot, siis anna julgelt meile teada sellest. Küll aga lähme vaatame täpsemalt, mida see teeb. Avasin hetkel enda ettevõtte lao lahti ning vaatame, mida siin erinevad nupud tähendavad. Esiteks me näeme kohe, et ütleb, et laos ei ole ühtegi materjali. See on mõnikord võib tekitada natukene segadust ja üllatust, et mis mõttes ei ole. Ma olen ju erinevaid materjale töödele lisanud. Need tulevad siit selle video sees kohe varsti ka välja, miks me selliseid vaateid näeme. Aga esiteks selgitan lahti mõned filtrid, mida me siin üleval näeme. Esiteks kanded alates ja kuni. See leht alati kuvab siia peale tulles meil jooksvat kuud. See tähendab, et hetkel video salvestamise käigus on meil märtsikuu ja ta näitab siis 1. märtsist 29. Missugused täpsemalt, missuguse aja vahemikus on meil siin lao siis sisse ja väljakanded. Hetkel tuleb välja, et materjali laos selles ajas ühtegi ei ole.
kui me tahame näha nüüd rohkemat infot, siis meil oleks mõistlik valida siit kasutusse kõik kanded. See tähendab, et ta läheb meil tagasi minevikku nii kaugele, kui vähegi võimalik ja sellega siis toob välja meile kõik selle ajavahemikus olnud materjalide sisse ja välja kanded. Selleks, et see rakendada, tuleb vajutada nupule uuenda väljavõtet. Uuendame selle ära ning me näeme, et siia ei ole endiselt midagi tekkinud. Selleks võib olla järgmine põhjus, mis peitnub üldfiltri all. Nagu me näeme, siin on materjalid laos, ehk siis me näeme siin üldiselt selles vaates hetkel peaks ära nägema kõik need materjalid, mida on päriselt lattu kantud. Ehk siis, mis asi see ladu üldse suures pildis on? See on digitaalne versioon sinu päris füüsilisest laost. Ehk siis, siia lattu tuleks märkida kõik need materjalid, mida sa ka füüsiliselt omad enda füüsilises laos ja panna kirja nende kogused ja ka nende hinnad. Hinnad on olulised selle jaoks, et kasutada näiteks analüüsi erinevaid tööriistu, kus me võtame materjalidele nende kuluhindasid juurde. Nüüd, materjalid laos peaks meile näitama siis neid materjale, mida me oleme lattu sisse kandnud kogusena ja ka hinnana. Ehk siis mitte hinnana, vaid hinnaga. Kuna ma ei ole seda teinud, siis sellepärast hetkel ühtegi siia materjali ei tule, aga ma tean, et ma olen ju tehtud töid märkinud endale ja materjalid on maha jooksnud ning rõhk on sõna sellele, et siin me näeme ainult tehtud tööde kulusid. Üldfiltrist peaks me valima siis kahest valikust teise, ehk siis laos pluss lattu kandmata. See toob meile esile need materjalid, mida ma olen enda süsteemis, ehk siis e-agronoomis märkinud, aga ei ole veel lattu sisse kandnud. Ja nagu näha, siis siin näeb meil täpsemalt ilusti ongi. Meil on pikk nimekiri juba erinevaid kultuure, mitte siis kultuure, vaid seemneid, erinevaid materjale ja me saame nende kohta siis näha infot, kui palju neid on sisse ja välja liikunud. Kuna sisse ei ole hetkel ühtegi liikumist tulnud, seetõttu me nägime ka siis laos vaadet oli ju mitte midagi. Saame me siin näha, kui palju on perioodi kogus välja, ehk siis hetkel on meil periood kogu kasutusajalugu e-agronoomis. Näeme, kui palju me oleme terve selle aja jooksul kasutanud seda materjali. Laoseis on 0 loomulikult, sest et meil ei ole kogust sisse tulnud ning väärtus on samamoodi 0, sest et me taaskord ei ole teinud mingisugust laologi. Me oleme ainult sisestanud neid materjale töödele juurde ja märkinud neid töid tehtuks. Kuidas nüüd siit edasi minna? Näiteks, see konkreetne materjal võin siit klikkida lahti ja näha, kuna missuguseid liigutusi on tehtud. Me näeme, et ma olen 4. juunil 2022 märkinud selle töö tehtuks sellise kogusega. Siin juba süsteem hoiatab ja küsib ka, et kas ma olen seda materjali endal ostnud. Suure tõenäosusega, kui ma teda märkinud olen, siis mingit moodi ta pidi mulle ju füüsiliselt lattu saama. Seega, jah, vastus olen küll ja ma saan vajutada nupule lisage ostukanne. See tähendab, et selle konkreetse materjali puhul saan panna kirja siis, kui palju ma teda kunagi sisse ostsin. Vajutan nupule ja siin on nüüd esimene, siis tuleb ära täita ühesõnaga neid lahtreid, mis ta küsib. Esimene neist on materjali saabumise kuupäev ning see on väga oluline lahter, mida õigesti täita. Ehk siis, siia tuleb päriselt panna see kuupäev kirja, kuna see materjal sinu lattu jõudis. Kui ma panen selle näiteks video salvestamise kuupäeva ja panen koguse, mis seda tuli, siis antud töö, mis oli 2022 aastal märgitud, see kogus ei arvutada sealt maha, sest et materjali saabumine oli sellest tööst hilisem. Ehk siis siin tuleb jälgida sellist loogilist ajajoone liikumist. Seega valin siit juba heaga endale varasema aja ja panen, et näiteks see tuli 1. aprillil. Arve kuupäev, selle ma võin samamoodi panna siia kirja, aga see ei ole otseselt nõutud. Paneme ta samamoodi, sama kuupäeva. Kandetüüp on juba automaatne, ehk siis sisse tuleb. Materjal on samamoodi meil paika pandud, kuna me ühte konkreetset materjali lisame ja siia paneme missuguse koguse me sisse siis tellisime endale. Ja numbrid on jällegi suvalised, oluline on, et sul ühikud oleksid õiged. Viimased 3 tükki on valikulised, kuid ma soovitan võimalusel need kirja panna, sest et jällegi hind, see on siis hind nüüd kokku, kui palju see 20 000 kilo ehk siis 20 tonni kokku maksis. Ja panen siia mingisuguse numbri, niimoodi, et ma saan siis selle numbri põhjal juba näha, ka palju tuleb siis kilogrammi hind. Arvutab meile automaatselt selle välja. Arvenumber, kui me teame, paneme kirja ja kommentaar, et mis iganes selle konkreetse siis sissekande puhul me tahame kirja panna ja vajutan nupule salvesta. Vaatame, mis täpsemalt nüüd juhtub. Me oleme endiselt selle sama materjali juures ning kui meil varasemalt oli ainult tehtud töö ehk siis välja minev kogus väljakanne, siis meil nüüd on siia juurde tekkinud ka arve nimega 10
see on siis see, mis ma panin selle arvenumbri, ja näeme, mis on siis kogus sisse tulnud. Nüüd tänu sellele, et meil on kogus sisse toimunud enne seda tehtud tööd, käib ka kalkulatsioon sellest kogusest välja, ehk siis 20 000-st on välja võetud 16 114,5. Ja seega on meil materjali enda reba peal näha ka laoseis, kui palju meil hetkel seda on siis e-agronoomi kalkulatsiooni järgi alles. Nüüd loomulikult võib juhtuda olukord, kus päriselus materjali kulub sul natukene rohkem, ehk siis on mingisugune kadu ja seda kõike saab hallata. Sul on võimalus seda teha erinevad meetodite kaupa. Esiteks on miinusnupp, millega me saame teha väljamineva kande. Kui meil on see väljaminev kanne näiteks, ütleme, et me tahamegi teha seda inventuuri võtmes, me saame siia panna inventuur, panna koguse, kui palju seda päriselt välja liikus ja oluline on siis kindlasti jällegi kuupäev, et see oleks õige. Teine meetod on lihtsalt vajutada selle laoseisu numbri peale ja panna, kui palju see tänane laoseis on. Näiteks ma tean, et täna mul on seda järgi ainult 2000. Kirjutan ära, vajutan salvesta ning me näeme, et siia tekib ka laojääk 2000. Nüüd loomulikult see kogus, mis ma välja kandsin, jääb siia ka logisse kirja, ehk siis tänase päevaga ma kandsin siit välja selle 1885,5 kilo. Kui ma tahan, et mul hiljem oleks teada, millega on tegu, siis kindlasti tasuks panna siia ka kommentaar, et me teame, mis värk see on. Panen siia hetkel lihtsalt koolitus ja vajutan salvesta. Nii et see mul hiljem teada, mis põhjusel ma selle siit ära võtsin. Siin hüüumärk annab ka märku, et midagi on puudu, ehk siis siia saan lisada ka hinna selle konkreetse liigutuse juurde. Seega neid hüüumärke kindlasti tasub jälgida ja peal hõiljudes vaadata, mida ta siis täpsemalt hoiatab. Selline siis üldine käimasolevate ja olemasolevate materjalide siis haldamine. Nüüd, kuna me ühe materjali juba lisasime lattu, siis kui võtta siit uuesti materjalid laos, uuendame väljavõtet, peaks meil ilusti olema see siin kenasti ka näha. Seega, mida meeles pidada hetkel sellest, mida me just rääkisime, et on kanded alates ja kuni vahemik kindlasti oleks selline, mis vastab sellele, mida sa otsid ja soovitan kasutada kõik kanded nuppu ning üldfiltri puhul arvesta seda, et materjalid laos sa näed ainult neid materjale, millele sa oled päriselt vähemalt ühe sisse tuleva kande teinud. Kui sa oled neid töid või neid materjale lihtsalt märkinud sedasi, et sa tegid neid töid, märkisid tehtuks endale ja lattu neid sisse ei kandnud, siis leiad need materjalid, kui võtad üldfiltrist laos ja lattu kandmata. Teised filtrid on siin veel kultuurikaupa ja materjali liigikaupa, ehk siis, et lihtsustada seda kogu haldamist. Meil on XLS nupp, et me saaksime võtta välja lao arvestuse ja uus laokanne nupp, ehk siis kui sul näiteks on tulemas enda füüsilisse lattu tellimus ühest konkreetsest kohast, et sul on mitu materjali, siis sa saad seda täita siit juba sellise kande alusel. Täna ei ole võimalust sisse skänneerida näiteks saatelehte või muud taolist, et seda tõesti tuleb käsitsi teha hetkel, aga õnneks me saame siia ühte vaatesse panna siis rohkelt materjale ja panna neid siis järjest siia kirja. Et nagu näha, ma siin see pluss lisamaterjal klikin ja siia iga selle korraga tekib siis üks rida juurde, mida ma saan täita. Saan panna siia ka kommentaare, koguseid, hinda ja kulu arvetab ta automaatselt siia välja või siis vastavalt, kumma ma endale täpsemalt ära täidan. Materjali saabumise kuupäev, taaskord toonitan üle, on hästi oluline, et see oleks täpselt see kuupäev, kuna ta füüsiliselt sinu lattu jõudis, et sul hiljem tööde märkimise puhul ka õigest kogusest arvutataks maha see töödele kulunud kogus. Kui kõik on olemas, vajutad salvesta, kui midagi hetkel lisada ei ole nagu minul, siis vajutan loobu ja sedasi käibki üldiselt siis lattu materjalide sisestamine. Mis on meil veel olemas laos, on ka planeeritud kasutus, ehk siis korrutan igaks juhuks veel üle, et ülevaate puhul me näeme ainult neid materjali liikumisi, mis on töödega seotud, kus on asi märgitud, kus töö on märgitud tehtuks. Kui me aga tahame planeeritud tööde puhul näha materjalide kulu, siis me peaksime tulema planeeritud kasutus. Hetkel minul ühtegi planeeritud tööd ei ole, aga kõik planeeritud tööde puhul kirja pandud materjalid ja nende planeeritud kogused tulevad siia vaatesse, ehk siis saad seda kasutada, nagu mulle meeldib nimetada, ostunimekirjana ja vaadata üle, missugused täpsemad materjalid, missuguses koguses oled sa endale ette planeerinud. Nii et planeeritud kasutuse alt saad vaadata, mida sul on siiamaani planeeritud, et läheb vaja. Kui hooaeg on saanud läbi, siis kõige magusam hetk, kuhu välja jõuda, on loomulikult koristamine. Ja koristamise puhul me saame ka süsteemis ilusti infot kirja panna. Selleks on eraldi olemas suur pealkiri koristamine ja alapealkirjana ülevaade. Lähme vaatame, kuidas see täpsemalt välja näeb.
Ülevaateleht ongi siis selline, nagu siia ette hetkel kuvati. Meil on siia välja toodud kõik kultuurid, mis mul antud hooajas, mis on jällegi siin ilusti üleval näidatud, on siis süsteemi sisestatud. Minu puhul on hetkel siin 3 kultuuri ja ma olen siin valinud ka kultuuri kaupa vaate. Siin on 2 varianti, ma võin vaadata seda kõike ka sordi kaupa, ehk siis kui sa oled plaaninud enda kultuure sordi kaupa eraldi koristada, küll aga kultuuri kaupa on see, mida üldiselt Eesti regioonis kasutatakse rohkem, seega kindlasti vaata, et sul oleks see valik endale sobiv. Vaatame täpsemalt, mida see tööriist võimaldab teha. Esiteks, nagu mainitud, meie kultuurid. Siin on näha, mitu hektarit on seda kultuuri, kui palju on koristatud hektareid, mis on see saagikus tonni hektari kohta selle kultuuri lõikes ja palju see siis kuivatatud tonne kokku teeb. Ja siin näitab meile ka märga massi. Hetkel on näha, et kuivatatud ja märg mass on meil täpselt sama, mis annab märku sellest, et me oleme siia täna süsteemi sisse kirja pannud või minul siin ettevõttes on pandud kirja just kuiv saak. Aga vaatame täpsemalt üle, mida me veel näeme. Näiteks talinisu. Siin ees on noolek olemas, ma saan selle lahti klikkida ja näen, missugused põllud on mul talinisu all. Seega ma saan tegelikult määrata saagikust või seda siis koristamise puhul saadud saaki põllupõhiselt ja see on see, mida me tegelikult ka soovitame. Ehk siis mida täpsem info sul on süsteemi kirja pandud, seda lihtsam on sul hiljem arvutada erinevaid tegevusi, pluss võtta lihtsamat ja täpsemat infot ka analüüsi tööriistadesse. See konkreetse näide siin on 6 tonni hektarile määratud ära. Ja kuidas see on siia sisse kantud, on siis kasutatud sükest asja nagu käsitsi täpsustatud info. Ma olen pannud kirja saagikuseks 6 tonni hektarile ja siin ta on arvutanud viljamassi automaatselt sellest kogusest välja. Niiskust ma ei ole määranud, prügisust samuti mitte, mis tähendab, et see võtab käiku selle 6 tonni hektaris kui kuiv vili. Kuiva vilja all me mõtleme siis seda, mis vastab tema selle õigel niiskusnormile. Rääkides niiskusnormidest, siin üleval on olemas siuke valge nupuke nimega kohanda niiskusnorme. Süsteem ise täidab automaatselt nad ära 13% peale. Kui sinu jaoks on see protsent midagi natuke muud, siis julgelt muuda see vastavalt sellele, mida sa loed kuiva vilja protsendiks. Niiskuse protsendiks täpsemalt. Kui see kõik on tehtud, võetud salvesta ning siit edasi siis võetakse see käiku. Teen ühe näite. See 6 tonni paneme kirja, et tegelikult niiskus oli sellel 6 tonnil 15%. Vajutan salvesta. Ehk siis hetkel ma olen pannud märja siis saagi endale kirja ja me näeme, et number juba muutus 6-st 5,88. Põhjus on lihtne. Meie märgmass oli 254,76, aga kalkulatsiooni tegid selle niiskusnormist ümber, ehk siis meil kuivatatud on 249. Seega sellest tuleb meile siia siis see saagikus tonne hektaris. Kui meil oleks põlde rohkem antud kultuuri all, siis meil oleks terved numbrid ning see talinisu riba näitab meile saagikuse koha pealt siis seda üldist keskmist kultuuri saagikust. Ja see on siis meetod, kuidas panna märga saaki kirja. On ka teised meetodid, kuidas saagikust märkida ja selleks on koormate lisamine. Koormate lisamine käib üldiselt põllu pealt ja seda saab küll teha arvutist, aga reaalsuses tehakse seda mobiilirakendusega. Ehk siis, kui sul on koorem valmis saanud koristamise käigus, saad mobiilirakenduses vajutada lisakoorem, panna kirja selle koorma info ning kogu see info liigub siit koristamise pealkirja alt koormate siis vaatesse. Hetkel minul vaatab siit vastu tühjus, aga kui oleksid koormad kirjas, siis me näeksime järjest, missuguses koguses koormad on siia ilusti tulnud. Ja sama asja saab teha tegelikult ka punkri kaupa ja siin siis siin juba tuli ka väike meeldetuletus, sellist asju ikka süsteemis tuleb, nii et neid kindlasti loe läbi. Me saame näha siis koorma kaupa või lülitada punkri kaalu järgi selle süsteemi ümber. Nüüd, kui mul oleks koormad siin juba sisestatud näiteks 4 tükki ja vajutan punkri kaalu järgi, siis esiteks ta selgitab natukene, mis juhtuma hakkab. Vajutan OK ja nüüd süsteem lülitab ennast punkrite peale ümber, aga need koormad, mis ma enne sisestasin, ei kao kuhugi ära, vaid lihtsalt nüüd ta näitab ainult punkrite vaadet. Tagurpidi liigutus on täpselt samasugune, ehk siis lülitan koormate peale. Kui sa aga koormate kaupa ei soovi lisada enda saaki, siis loomulikult võid jällegi selle ülevaate lehe pealt tulla ja panna käsitsi kirja, nagu minul siin on hetkel pandud, kui mitu tonni hektarist või kui palju tonne kokku sa selle konkreetse põllu pealt saaki said. Ja sedasi ongi sul koristamise info olemas. Mis on veel viimane, on müük ja seeme siin koristamise teemapunkti all. Ja müük ja seeme puhul me saame panna kirja, kui me midagi oleme siis maha müünud. Lisan siia kande
ja meil on kandetüüpe variandina on kokku 3. On müügiarve, omaseeme ja loomasööt. Müügiarve on siis see, kus me paneme kirja, mis kuupäeval, kes ostis missuguse arvenumbriga, mis kultuuri, mis koguses ja mis summaga. See annab meile sisendi jällegi kultuuride analüüsi, et me saaksime näha enda tulusid. Kui meil on omaseemnega tegu, siis me valime selle kandetüübi, siit muutub natuke valikuid väiksemaks ja siin meil on võimalus ka siis ühendada seda laaga, ehk siis saata see konkreetne omaseemne info enda laosüsteemi. Ja loomasööda puhul me paneme selle lihtsalt kirja, et ta oleks meile maha märgitud. Kui see kanne on tehtud, siis meil ilmuvad need kanded siia ilusti müükeseeme alla ning analüüsi tööriista juures juba saame näha, kus me saame siis saagikust panna kas käsitsi või võttagi selle info juba sellest müükeseeme lehest. Selline on siis koristamine, ehk siis mida meelde tasub jätta, ülevaate lehe peal pane alati pärast koristust kirja, mis on sinu saak olnud. Kasutaks selleks siis kas mobiilirakendusest koormaid või siit samast vaatest põllupõhiselt panna kirja saagikus. Lao tööriista juures rääkisime erinevatest materjalide hindadest ja sellest, et neid on vaja selle jaoks, et me saaksime kasutada seda infot siis analüüsi tööriistade juures. Vaatame täpselt üle, mis see analüüs siis täpsemalt kah on. Analüüs paikneb pealkirja all analüüs, siin on siis täpsem konkreetne tööriist nimega kultuuride analüüs. Võtame selle ette ja vaatame, mismoodi ta välja näeb. Kultuuride analüüs koosneb siis infost, kus meil on välja toodud esiteks meie kultuurid ja nad on jagatud ära tüüpide kaupa. Mul on teraviljad ja õlikultuurid, sest et mul on hetkel kasutuses 3 erinevat kultuuri. Nad on siin ilusti ära märgitud kokku pakitult, et mis on plaaniline eurohektaris, siis tulem ja palju ta tegelikult on. Ja see plaaniline versus tegelik on siis toodud välja siia kõrvaltabelisse. Nüüd mainin ära, et selle video puhul need numbrid, mis siin näha, on väga-väga fiktiivsed. Jällegi süvitsi ei tasu nendesse kindlasti minna. Oluline on teada saada ja aru saada, kuidas see üldiselt kasutatakse. Nüüd vaatame täpsemalt näiteks Tallinnisu näitel, mida me infot siin siis kätte saame. Enne kui sinna lähen, mainin ära, et see on hooajapõhine, ehk siis hooaeg kindlasti peaks olema vastavalt sellele, mida ma tahan näha. Kõik info siia süsteemi üldiselt tuleb sisse kõikidest muudest lehtedest, ehk siis sellele tööriistale ja vaatame üle, mis need täpsemalt on. Me alustame tuludest. Tulude puhul on meil jooksmas vasakult paremale saagikuse info ja keskmine hind ning ülevalt alla on planeeritud ja tegelik. Me näeme, et saagikuse puhul me oleme planeeritud saagi pannud 6 tonni hektarile ja tegelik oli meil 5,88. Seega me tegelikult saime veidikene vähem, kui me plaanisime. Küll aga hinna mõttes olema sisestanud juba eelnevalt siia sisse, et keskmine hind on 123, aga tegelikult oli 132. Seega ma näen tulud kokku siin tulemus on ära, et tegelikult mul tulud ikkagi olid suuremad, kui ma planeerisin, et nad on. Seda väljendab siis mulle siin ka see sama tabel, kus siis plaaniline on sinine ja tegelik on roheline. Siit edasi tulevad aga kulud ja kulude sisendid tulevad meile süsteemist endast seest. Praegu on siin väga palju kollaseid hüüumärke, mida ka sina võid alguses näha, mis on märk sellest, et mul on puudu materjalidele määratud hinnad. Nagu enne mainitud, kõik need materjalid tuleks ilusti lattu sisse kanda ja panna nendele materjalidele juurde ka siis nende hind. Seeläbi saabki süsteem välja arvutada, kui palju tegelikult see kulu oli, sest et meie laosüsteemist ju liiguvad kõik sinu töödesse märgitud materjalikogused välja ja seda saab süsteem ära kasutada ilusti selle jaoks, et arvutada välja, kui palju selle konkreetse kultuuri jaoks sul kulu tegelikult oli. Oluline on rõhutada, et see on kultuuriülene. See tähendab, et me siin ei vaata põllupõhist siis kuluanalüüsi, vaid see on kultuuripõhine kuluanalüüs. Mida me veel saame lisaks sellele, et siin need sisendid, need on siis need, mida me kõik põllule kanname. Välja arvatud kütus, mida siin sees me ei arvesta tänasel hetkel. Me saame kasutada ka masintöid. Nüüd masintööde puhul, kui see siit lahti klikkida, siis tuleb mängu see, et me peaksime süsteemi sisestama tegelikult endale ka masinad. Ehk kui sul on masinapark olemas, mis suure tõenäosusega sul ka on, kui sa just ei rendi asju, siis soovitan panna kõik need süsteemi endale kirja. Seda juba natukese hetke pärast, kus me vaatame masinate süsteemi lisamist. Küll aga, kui masinad on süsteemi lisatud, siis tasub neid masinad märkida ka töödele juurde. Ja selleks, et siis neid masinatele anda hindu juurde,
tuleb nendele lisada need hinnad juurde ja praegu me vaatamegi konkreetselt Tallinn-Isu puhul masintöid, me näeme siin ära, mis tööd meil on tehtud ja näeme ära ka siis, mis on nagu see töötüüp ja kulud kokku. Siin ta nüüd ütleb, et meil on need kulud ja need hinnad on puudu, ehk siis me ei ole määranud, kui palju miski töötüüp päriselt maksab ja seda me nüüd saame ka üle vaadata, kui me vajutame nupule halda tööde hindu. See halda tööde hind lehekülg näeb välja selline, kus hetkel on meil kasutuses täpsustamata masin. See nüüd täpsustamata masin on sisuliselt see masin, mis täna teeb neid töid, mis ma olen juba tehtuks märkinud ja ma ei ole ühtegi masinat sinna juurde pannud. See mitte juurde pandud masin ongi siis nimetada seda täpsustamata masinaks. Ja selle lehe peal kõik andmed, mis me sisestame, ei ole enam kultuuriülesed, vaid on ettevõtteülesed. Ehk siis näiteks põhikultuuri külvamise puhul siin on küll täpsustatud masin, aga siin võib vabalt olla ka minu John Deere traktor. Saan ma panna talle kirja siis infot selle kohta, kui palju tema puhul, selle masina puhul maksab minu jaoks põhikultuuri külvamise töö. Ja on kaks meetodit. On e-agronomi meetod, kus me paneme kirja töötempo, kütusekulu, tunnitasu ja siia üles ka aasta keskmise kütuse hinna, kus ta arvutab meile välja siis euro hektaris selle kulu konkreetse töö raames antud masinale. Või võtame masinate hinnad käsitsi, mis annab sulle võimaluse panna lihtsalt kirja juba ise endale eelnevalt välja arvutatud euro hektarile koguse. Kui see on teada, ma panen siia täiesti suvalise numbri, paneme 25, salvestame ära, siis me saame seda numbrit nüüd edaspidi kasutada teiste kultuuride raames. Nüüd oluline jällegi mainin üle, see number, mida ma siia panin, ei ole seotud ühegi kultuuriga, vaid konkreetse antud masina töö tegemisega. Sest et tõenäoliselt ja üldiselt jämedalt võttes kõikide kultuuride külvamise puhul on see summa enam-vähem sama. Nüüd liigun tagasi. Ja siin konkreetselt juba näeme siis jällegi ära selle ühe konkreetse kultuuri vaates, kus me näeme, et kulud kokku on siis 25 eurot hektaris. Liigun ka veel siit korra tagasi ning meil peaks siia alla juba olema tekkinud masintööde kuluhind, täpselt nii. Ja siin me näemegi ära, kui palju siis meil kulud kokku on. Ehk siis euro hektaris hind on olemas ja siin arvestatakse nüüd selle konkreetse kultuuri hektari kokku, kus meil on siis näha ka kulud. Ja see ongi siis meetod, kuidas me saame selle kultuuri analüüsis kokku ka oma kulude hinnad, ehk siis me näeme ära materjalide kulu kokku ja tegeliku täiskulu. Ehk siis 25 on sellele juurde lisatud ja seda siia meile tulebki. Nüüd kindlasti jällegi minul on siin palju hüüumärke, seega kui sina hakkad kasutama kultuuride analüüsi, siis märgi endale kõik materjalid ilusti lattu, too nad sisse, pane neile hinnad juurde ning juba näed, kuidas hakkavad automaatselt siia tekkima numbrid. Kultuuride analüüs, selline ta välja näebki. Kui sul seda tööriista paned tähele, et sul ei ole siin analüüsi all või on tabalukuga, siis anna meile teada, kui soovid seda proovida või endale kasutusse võtta. Mida me veel näeme siit, olles juba analüüsi all, on põldude analüüs, ehk siis see toetab natukene eelnevat tööriista, kus me saame võrrelda ühe kultuuri raames erinevate põldude saagikusi. Minu antud ettevõtte puhul on seda üsna keeruline teha, kuna mul on 3 põldu, igal põllul erinev kultuur, aga kui sul oleks mitu põldu, siis sa saaksid valida, lisada võrdlusesse ja panna järgmise põllu samamoodi võrdlusse ja siis külg külje kõrval neid võrrelda. Samuti me saame vaadata ka detaile antud põllu kohta. Me näeme ära, missugune on eelmine kultuur olnud, mis on planeeritud saak, tegelik saak, tööde nimistu ära ilusti. Siin on kuluanalüüs, ehk siis kui on ilusti hinnad juurde pandud, see sama info, mida me juba varasemalt nägime sellel eelmisel lehel, väetamise infot ja ka mullaproovide info, kui see on ilusti süsteemis olemas. Ehk siis meil on võimalus vaadata põllupõhiselt ka üle, lihtsalt ta ei ole võib-olla nii detailne. Kindlasti oluline on siit vaadata, et sa vaatad õige kultuuri, mida soovid, ning sul on võimalus saagikuse asemel vaadata ka kattetulu vaadet. Selline ongi siis põldude analüüs ja siit siis veel mida juurde võib-olla mainida, on siis eelarve ja huumusbilanss, mida vaatame kohe järgnevalt üle. Kui varasemalt sai e-agronoomis huumusbilansi numbrit näha justkui kultuuride lehe peal, siis see tegelikult ei andnud päris terviklikku ülevaadet selle kohta, kuidas huumuse bilanss tegelikult sinu ettevõttes ja kultuuridel ja põldudel kujuneb. Selleks on tänaseks päevaks loodud siuke asi nagu huumusbilansi lehekülg eraldi analüüsi teema all. See on avatud kõikidele kasutajatele ning näeb välja selline. Siin ei pea iseenesest midagi sisestama, vaid siia jookseb kogu sinu ettevõtte info sisse.
jällegi numbrid on hetkel väga fiktiivsed ja tulevad minu siit sellest testkasutajast sisse, küll aga enda ettevõtte puhul, kui sa oled ilusti täitmas oma infot, panemas töid juurde ja kõike muud, siis näed sa kenasti ka huumusbilansi muutusi siin süsteemis. Ja mida sa saad teha, saad siis vaadata seda kas ühe või kõikide põldude või siis mõne põllu kaupa, ehk siis sinu oma vaba valik, missuguste põldude puhul sa huumusbilansi infot tahad näha. Kindlasti oluline on see jällegi, et määra ära endale õige hooaeg, mille puhul sa seda täpsemalt vaatad. Siin on ka infonupukesed olemas erinevate mõjurite kohta, seega saad hea ülevaate selle kohta, kuidas üldiselt huumusbilanssi arvestatakse. Mida me mainime küll aga ära, on see, et huumusbilansi puhul, näiteks ubade puhul hetkel arvestust siia sisse ei tule. Seda lihtsalt tasub arvestada, mainin selle niimoodi ära siia. Aga huumusbilansi leiad siis analüüsi alt, vajutades huumusbilansi teema peale. Kui analüüsi puhul me vaatasime tulemusi selle põhjal, mida me oleme juba varasemalt süsteemi sisestanud, siis eelarve on tööriist, mis aitab meile ette planeerida erinevaid siis kulusid ja tulusid. Selleks, et eelarvet kasutada, tuleks ette hakata planeerima kõiki oma tegevusi. Kuidas see käib? Süsteemis iseenesest väga lihtne. Me esiteks võtame ette eelarve tööriista, tegemist on lisatööriistaga, mida on võimalus juurde osta, kui seda sul paketis veel ei ole. Ning siin me saame siis näha erinevaid numbreid moodustumas. Vaatame korra nad üle ja kus kohast täpsemalt see info tuleb. Tulud on jagatud 3 erinevasse kategooriasse. Esiteks on müük, ehk siis kui ma siia müügi peale vajutan, saan ma ka täpselt näha, et meil on siin siis müügi all mõeldud just konkreetse kultuuri müüki. Siin me saame panna kirja, missugune on meie keskmine prognoositav müügihind. Varasemalt talinisule ma olen juba kirja pannud, siit on hetkel veel puudu. Sisestame siia, mitu eurot tonni kohta on meie planeeritud müügihind ja paneme selle ilusti siia kirja. Lisaks keskmine saagikus tuleb siis planeeritud saagikuse numbri pealt ja siin ta näitab meile siis selle põhjal kokku, mis on meie planeeritud tulu kokku ja näitab eurohektaris selle tulu samamoodi ära. Liikudes tagasi, saamegi näha, et meil on siia siis prognoos täpsemalt moodustunud. Teine koht, kus meil võivad tulud tulla, on toetused, mida saab sisestada siia süsteemi jällegi vajutades toetuste peale ja pannes kirja täpsemalt, missugused toetused ja missuguses summas sulle siin eelarvena prognoositud on. Ja muud tulud, ehk siis mis iganes muu tulutoov tegevus sinu ettevõtte puhul, saad selle panna siia kirja. Siit edasi on materjalikulud, ehk siis seemned, väetsid ja agrokeemia. See sisend tuleb väga lihtsasti ja see tuleb planeeritud töödest, ehk siis, et saada võimalikult hea eelarve, eeldab see tööriist ka seda, et sa planeerid kõik oma tööd ja materjalid ette. Loomulikult, kui sul jooksvalt see midagi muutub, siis muutub ka eelarve jooksvalt, aga see on okei, sest et saadki näha, kuidas sul järjest jooksvalt asjad liiguvad. Teine või siis tähendab 3. osa juba siit on tootmiskulud, kuhu alla lähevad siis näiteks kütus, elekter, tööjõud, administratiivkulud ja nii edasi kuni muud kulud. Ja muude kulude alla võid panna põhimõtteliselt mis iganes muud, mida sul veel eelnevalt siin ei ole küsitud ja saadki lihtsalt ära täita, mis kõiksugused erinevad aastased kulud sul tekivad. No võtame näiteks tööjõu lahti, vaatame, kuidas välja näeb. Meil on olemas siin Toivo Toigas ja ma panen talle aastase palgafondi kirja, siis see annab mulle konkreetse info, et kui palju tema peale või töötajate peale mul üldiselt kulub. Kui see on täidetud, siis on meil olemas veel kulum, mis tuleb masinate infost. Masinate infoni jõuad sa video natuke hilisemas osas, kus me vaatame, kuidas masinaid sisestada ja kus me paneme ka nende kulumi kirja täpsemalt. Finantskulud tulevad seadete alt, kus me saame laene panna kirja, mida näed ka veidike hiljem. Ning siin siis lõpuks toimuvad erinevad kalkulatsioonid ja samamoodi üleval. Et kui ilusti täita kõik lahtrid ära, siis hakkab siia erinevalt jooksma sinu kasumid, puhaskasumid, toetuseta kasumid ja siin saad siis tekib ka kulud ülevaade ja müügi omahind. Seega, minul hetkel siin numbreid sul näidata ei ole, küll aga innustan sind täitma enda ettevõtte planeerimist selle võrra, et panna kirja planeeritud tööd, mille põhjal saad sa ju tegelikult juba väga hea ülevaat sellest, kuidas sul hakkab hooaeg tulema. Seega, kui sa tunned, et eelarvet soovid kasutada, ja seda veel ei ole sul siin avatud, ehk siis tabalukk on selle tööriista ees, anna kindlasti meile märku ning vaatame, kuidas selle sulle avada. Kui sul on see juba olemas, siis soovitame asuda selle kallal tööle. Nüüd me oleme vaadanud üle kõik peamised pealkirjad ja teemad, mis on meil siin paremal pool menüüs olnud. Küll aga ei ole need veel kõik, mida me saame näha.
täpsemalt on meil võimalus vajutada ettevõtte nime peale ning vaatame, mida me siit alt leiame. Esiteks soovitab siin mobiilirakendust kasutada, mida soovitan ka mina kindlasti sul teha, sest et e-agronoomi igapäevane haldus on kõige lihtsam läbi mobiilirakenduse. Ehk siis lae see endale kas nutitelefonisse või tahvelarvutisse alla, sest seda seadet saad sa ju endaga kaasas kanda, kui sa tööd teed, ning soovitan soojalt kõik tööd jooksvalt kas ise või oma töötajatel lasta märkida kohe pärast töö lõppu tehtuks. Miks nii? Mida kiiremini ja täpsemalt sa paned töö kirja, seda lihtsam sul hiljem on, et sa ei pea hakkama meelde tuletama, kus, mida, kuidas, missuguse kogusega tehti. Seega kindlasti soovitan, märgi oma tööd jooksvalt kohe kirja. Teadmiste pagas on leht, mida me oleme jooksvalt uuendamas, kus hetkel on veel vanem info, küll aga selle teadmiste pagasi asemel võid kasutada seda sama videot siin, mida sa oled juba praegu vaadanud. Ehk siis siin on praegu kõige uuem ülevaade selle kohta, kuidas tööriist ehk siis e-agronoomi põllu ettevõtte haldamise süsteem töötab. Lähme vaatame ka seadete alla. Seadete all on meil võimalus näha kõigepealt enda kontoinfot. Siin on välja toodud e-maili aadress, telefoninumber ja siin saad muuta oma paroole. Kuvamise keel on siis see vastavalt, missuguses keeles minu süsteem töötab. Kui sul on mõni töötaja, kes näiteks eesti keelt ei räägi, siis saad talle valida siit õige keele. Arvesta, et kõik keeled ei ole 100% tõlgitud, ehk siis need kohad, kus on tõlkimine puudu, asendatakse automaatselt tekst inglise keelega. Edasi, ettevõtted. Ettevõtete all näed sa, missugused ettevõtted sul hetkel hallatud on. Kui sa tunned, et sa tahad endale ettevõtet juurde tuua, siis on sul võimalus siin lisa uus ettevõtte peale vajutada ja saad selle panna kirja. See nüüd sõltub sellest, missugust paketti sa kasutad. Täispaketile, mis on siis e-agronoomi premium pakett, saad sa lisada korraga siis sellise tüüpnäitena 5 ettevõtet ühiselt hallatuna. Kui aga sul siia nupule vajutades annab märku, et võtta ühendust, siis täpselt seda teegi, ehk siis helista meile või kirjuta meile läbi jutumulli, et sul on soov ettevõtet juurde tuua. Ühiselt hallatud ettevõte üldiselt tähendab seda, et sul on 2 või enamat ettevõtet koos, sa näed neid kaardivaates samamoodi, aga nende põlluraamatud tulevad eraldi, ehk siis sa saad neid ettevõtteid koos hallata. See tavaliselt tähendab ka seda, et neid ettevõtted omavad samu töötajaid, samu masinaid, aga lihtsalt juriidiliselt eraldi seisvad tükid. Siit edasi, töötajad. Juba enne me nägime, et meil oli Toivo Toigas, ehk siis minu kasutaja, aga me saame töötajaid juurde lisada. Töötaja juurde lisamiseks on 2 varianti. Esiteks saab töötajad panna süsteemi niimoodi, et ta ei ole sisse logiv kasutaja. See tähendab, et see konkreetne, näiteks panemegi siia Muldar, maaparandus, selline töötaja ja teda ma mobiilirakendusega siia süsteemi sisse ei lase. Vajutan lihtsalt, jätan siia selle linnukese tegemata ja panen lisa uus. See tähendab, et ma saan edaspidi Muldar maaparanduse nimelist töötajat enda töödes märkida kui töötegijaks. Tema ise ei ole süsteemiga kuidagi seotud ja sisuliselt ei ole e-agronoomiga ka mingisugust pistmist tal otseselt, vaid teeb oma tööd nii, nagu ta peab. Teine variant on lisada sisselogiv kasutaja ja näiteks siia paneme Randaal. Tema nüüd on selline kasutaja, kellele ma teen sisselogiva kasutaja ja teen linnukese ja siia ma panen talle siis kirja meili aadressi. Niimoodi. Ja siia sisestan veel tema muud andmed, ehk siis korrektse telefoninumbri ja annan talle ka parooli, millega ta saab sisse logida. Nüüd viimane tükk, mida peab kindlasti valima, on see, mis rolli ta täidab. Ja rollid on kokku 5 tükki, need on siin ilusti lahti kirjutatud ja käime need väga lihtsasti ruttu üle ka. Juhi roll on see, mida sina ise ettevõtte siis niinimetatud juhina peaksid täitma. See nüüd ei sõltu absoluutselt sellest, mis rolli sa päriselt oma ettevõttes täidad. Ehk siis oled sa näiteks taimekasvatusjuht, aga sinu ülesandeks on antud e-agronoomi süsteemi hallata, siis sinu roll peaks olema kindlasti juht, et sa saaksid teha kõiki tegevusi, kaasa arvatud seda siin töötajate lisamist. Ehk siis üks juht kindlasti ettevõttes peab olema ja ma väga innustan mitte ära siis arhiveerida mõnda niimoodi, et ühtegi juht ei jää. Kui aga peaks seda juhtuma, siis võta julgelt ühendust e-agronoomiga ning me aitame sind sellest hädast välja. Tööde juhataja on roll, kes saab siis lisada töid ja planeeritud tööde detaile muuta. Töötaja on see, kes näeb ainult talle määratud töid, ehk kui me panemegi siin, planeerime mingid tööd ette ja paneme näiteks selle sama Randaali paneme kirja, siis tema näeb ainult talle määratud seda tööd ja saab seda siis muuta.
raamatupidaja töid ei näe ja puutub kokku vaid finantsplaneerimise ehk siis analüüsi ja eelarvega ning laotööriistaga. Ja agronoom on siis vastupidine raamatupidajale, kus ta näeb siis kõike seotud tööde, kultuuride, põldudega, aga ei saa finantsplaneerimisele ja ettevõtte sätetele ehk siis seesamad seaded siin ligi. Seega, siit tee vastav valik enda sisse logivale kasutajale ning selle valiku saad siis teha, mina panen hetkel, et Rando on töötaja ja vajutan lisa uus. Siin ta muidugi ütleb ka, et parool peab olema teatud pikkusega, teeme siis selle parooli veidikene pikemaks ja seda ma soovitan siis teha selle uue töötajaga või kui sa koos ei tee temaga, siis anna talle need andmed, ehk millega ta sisse logib ja mis on ta parool, et ta saab ise seadete all sisse logides selle ära muuta. Lisame uue ja ongi ilusti olemas. Nüüd olenemata sellest, kas see töötaja on, kas ta on siis töötaja rollis või mis iganes, siis ta saab loomulikult mobiilirakendusest juba seda ise sisse logida, kui sa oled selle võimaluse tal siin andnud. Kui sul aga saavad need kohad täis ja süsteem ütleb ka, et sul on vaja juurde muretseda neid, siis võta julgelt meiega ühendust ning me juba aitame selle korda saata, et saaks kõik vajalikud kasutajad süsteemi sisse logida. Vaatame siit veel edasi, on meil varad. See on siis koht, kus kohas me saame märkida ära meie masinad süsteemi, ehk siis enne mainitud näiteks kultuuride analüüsi puhul, et meil oleks masintööde kulud ilusti näha, siis me peaksime panema kõik oma masinad kirja. Ja selle jaoks ongi siin olemas lisa uus, kus me paneme masina nimetuse, masina tüübi, saame panna siin valikuliselt siis ka kindlustuse ja kulumi info juurde ja kui see on pandud, siis vajutame salvesta. Sama asi on haakeriistade puhul ja ka varade puhul. Varade alla tavaliselt saab näiteks panna kuivateid ja kõike muud, mis siis masinate ja haakeriistade alla ei kuulu. Seega, kui sul on võimalust ja jaksu, siis ma soovitan panna masina kirja, neid siis jooksvalt panna ka töödele õigetena kirja, sest siis on sul võimalus näiteks kultuuride analüüsis näha väga täpselt ära, milline on sinu masintööde kulum nende kultuuride lõikes. Laenud on pealkiri, kus me saame kirja panna ettevõtetele kuulud laenud ja seda me siis nägime sisendina eelarve tööriistas ning viimane siit on sõnnikud. Sõnnikud on selline tööriist, kus me paneme kirja enda kasutatud sõnniku. Ja see on väga oluline tööriist selle jaoks, kui sul on sõnniku kasutuses, sest meil on süsteemis küll olemas erinevad sõnnikutüübid, mis on sellised niinimetatud harju keskmised, aga tegelikult meil on ju oluline näha, kui palju me anname erinevat siis sihukest väetavat ainet ja seda rammu meie taimedele. Seega, lisa uus või lisa oma sõnnik nupuga, me paneme kirja sõnniku nimetuse ja panen siia tahesõnnik ja kirjutan sulgudes siia järgi ka aastanumbri. See on nüüd asi, mida ma kindlasti soovitan teha, sest et kui sa näiteks tahesõnnikut oled süsteemi lisamas mitu aastat järjest, siis tööde lisamise käigus ei pruugi sa ilma aastanumbrita teha vahet, milline on missugune konkreetne sõnnik. Ja siit tulebki siis valida ka, millega tegemist täpsemalt on ja kuupäev. Nüüd see kuupäev ei ole sõltuv sellest numbrist, ehk siis sa ei näe tööde lisamisel seda lisamise kuupäeva või seda proovi kuupäeva, aga see pane endale kirja, et sul oleks see lihtsalt andmebaasina olemas. Ja siia tuleb siis panna väärtused, ma praegu panen täiesti suvalist numbrid, et me saaksime salvestada ära selle konkreetse sõnniku näitaja ja tekib ta siia siis sellise reana. Nüüd, mis ma saan sellega teha? Ma võin siia peale vajutada, mul on võimalus seda ka arhiveerida, ehk siis kui mul ei ole enam seda sõnnikut järgi, siis ma võiksin arhiivisid kanda, et jällegi, nagu enne mainitud, tööde lisamise käigus ei jääks see konkreetne vana sõnnik mulle jalgu. Seega, kui sul on sõnniku käigus, pane sõnniku proovi info kõik siia ilusti kirja, kindlasti märgi aastanumber takka ning tööde lisamises saad juba seda sõnnikut valida, siis otsides üles näiteks selle konkreetse puhul tahesõnnik ja sealt näitab soovitus on juba 2023 oma. See on see, mida sina sisestasid süsteemi. Muidugi sinu puhul siis vastavalt see, kuidas ise nimetad seda. Ja see ongi siis sõnnikute lisamine süsteemi. Tundub, et nüüd sai vaadatud üle kõik erinevad tööriistad. Vaata seda videot julgelt, jooksvalt ka siis, kui tekib uuesti mõni kahtlus, kõhklus, tahad meelde tuletada, kuidas miski töötab ning hoian sulle pöialt, et kõik tegevused e-agronoomi kasutades lähevad hästi. Kui sul tekib küsimusi või tekib muresid, siis võta julgelt ühendust meie klienditoega. Need klienditoe telefoninumbri ja jutumulli leiad juba e-agronoomi sisse logimisel. Kui soovida ka otse ühendust minuga, siis saad kontakti just nende kontaktandmete kaudu. Seega,
edukat e-agronoomi kasutamist ning kohtumiseni!